Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline on Hanno Kindel, veel hiljutine Eesti Ringhäälingu Liidu tegevjuht. Tere kõigile, jah, tõesti 4 aastat sai juhitud Eesti Ringhäälingute Liitu, aga täna teeks veel isegi meediast natuke laiemat juttu. Ja tõesti, et me täna siis keskendume meediale, et Hanno on olnud nii selle mõõtmise, planeerimise kui ka siis nüüd hilisemalt meediapoliitika kujundamise taga, nii et tuleb huvitav episood, keda huvitab meediaga toimuv. No kõikidele ma lähen päris algusesse ja see algus on minu jaoks keskkool, kui on nagu huvitavad väljakutsed alati inimestele, et kas sul oli teada, mida sa keskkooli lõpetamisel hakkad tegema, õppima? Oli väga palju väljundeid, isegi bioloogias sai käidud vabariiklikel olümpiaadidel ja siin ka Raoni olümpiaad ära võidetud. Sai tehtud hästi palju purjetamist, olin siis liidu juunioride meister noorsoomängude võitja 1989 ja siis toona see N-liidu meistersportlane, eks ju. Et sisuliselt 15 aastat sai sõna otseses mõttes elatud Kalevi jahtklubis. Et purjetamine on eluviis, see ei ole hobi, see on eluviis. Sa purjetad praegu ka? Vähe, võiks rohkem, et vaatab, võib-olla mõtleb midagi välja, eks ju. Ja siis kusagil siis kooli teises pooles hakkas järjest jõulisemalt tulema sisse ajalugu, kus samuti sai olümpiaadidel käidud ja viimastes klassides, aga see oli muidugi ka sügav nõukaaeg, meie lend on 1986, see oli see viimane aasta, mis oli täielik stagna, kui keegi seal mingid tärkavaid noote leidis, siis ta pidi küll väga hea fantaasiaga olema, et kõik juhtus 1987, eks ju. Aga sellest hoolimata ühiskond hakkas meeletult meeldima, kõik, mis on seotud ühiskonnateadustega ja siis seetõttu 1989 oli veel täiesti selge tippspordi aasta sellest noorsoomängude ehk siis liidu juunioride meistrivõistluste võidust oli juttu, et kohe siis Tartu Ülikooli sotsioloogia osakonda ei astunud, aga siis 2 aastat hiljem, 1991 sai seda tehtud, sai astutud siis Tartu Ülikooli sotsioloogia osakonda ja väga selge seesmine tunne, et see on õige koht, eks ju, see on see, mis mind tõeliselt huvitab ja siis tegelikult ma olin juba aasta otsa olnud tööl Emoris. Kuidas sa sinna jõudsid? No samamoodi, et kui tekkis paus, ütleme, et sotsioloogia osakonda võeti üle aasta, nii et 89 lend võeti vastu, kus oli ka muuseas Margo Veskimägi, eks ju, ja siis järgmine vastuvõtt oli 1991 ja siis ma jäin nagu käsi põsakele mõtlema, et aga mida teha ja kuidagi nagu tuli ette toonane siis uuringufirma, mis asus veel Mainoris, eks ju, ja juba oli Emor nimeks pandud ja sai nagu ühendust võetud ja mulle ta kohutavalt meeldis, et ta andis ka selle põllutöö kogemuse, et siis küsitlusi intervjueerijana läbi viia, et ma usun, see on väga vajalik kogemus. No võt, nii et ja siis 1990 hakkas nagu Emor pihta, siis 91. aastal Tartu Ülikooli sotsioloogia osakonda astudes siis Rain Rosimannusega, siis kursakaaslase ja töökaaslasega saime siis tehtud ühe väikese siis Tartu Emori rakukese ja seal esimestest uuringutest, mis me koos tegime seal, mulle koheselt meenub Tartu Raadio uuring, et juba hakkas siis meedia sisse tulema ja siis oli juttu veel esimese kursuse lõpus oli juttu Margo Veskimäega, et võtaks selle meedia uurimise tugevamalt ette. Ja põhimõtteliselt 1992 siis tähistab siis sellise Emori tütarfirma nagu BMF Gallup Meedia sündi.
Kas siis tuli välismaalt ka juba midagi teile informatsiooni sisse, mida teha? Seal oli hästi lihtne, et Soome siis Gallupist oli Matti Hirvonen oli meil ikkagi suur eeskuju igas mõttes ja siis ütleme nende siis metodoloogia ja know-how ja kõik, eks ju, see kulus meile väga marjaks ära. Ja kõige esimene siis uuringuprojekt, mis siis käivitati, oli 92. aasta sügisel Eesti siis lugejaskonna uuring ja Eesti meediauuring Eesti meediauuring EMU oli ta siuke lühendine akronüüm ja siis see siis kattis kõik Eesti printväljaanded, oli siis printmeedia kuldajastu. Eesti inimesed lugesid nii, mis mühiseb ja siis selge konkreetse metodoloogia alusel hakati siis 92. aasta sügisest mõõtma Eesti printväljaandeid. Ja Matkamajas oli kõik uhke presentatsioon novembris, kui ma ei eksi, ja seal sai ka ettekanne tehtud ja vist sai ka 3 tilka verd antud. Sellepärast, et kogu ülejäänud elu olen siis tõesti olnud seotud meediaga ja 1993. aastal siis käivitasime tele- ja raadiopäevikuuringu projekti. Meil oli kihvt tiim, loomulikult Margo siis Veskimägi, kes siis oli siis selline metodoloogia geenius, eks ju, see on tal ülitugev sellise uuringumasina Emoris, selle loomine, see on tema kätetöö ja ülitugevad teadmised ja tervitan Tõnu Allast, eks ju, head kolleegi läbi kõigi nende aastate, kes siis vastutas kogu selle softi poole pealt andmebaaside ja kõigi selle poole pealt andmebaaside ja soft ja siis nagu minu roll oli siis kogu siis selle klientuuribaasi loomine, aruannete valmistamine ja selline avalikkusega suhtlemine. No algus oli, sa rääkisid, kuidas algus oli, sa oled aastate jooksul vaadanud mõõtmist ka ju nii kliendina, eks ole, kui teisel pool lauda, on ju. Kuidas sa nagu hindad, kas me käime maailmaga ühte jalga? Mis on meie nagu limitatsioonid, mis on meie võimalused olnud? Seal on tegelikult hästi lihtne, et 92. ja 93. aastal alustatud meediabaasuuringud väga selge konkreetse metodoloogiaga olid aluseks meediareklaamitööstuse tekkele. Sellepärast, et nende uuringute väljund, kas siis loetavuse protsent väljaannetel või reitingu protsent telekanalitel, raadiojaamadel, weekly reach, weekly share, nädalane osakaal, nädalane katvus. Need on kõik need ühikud, mille alusel siis käib ja toimub meediaplaneerimine. Ehk siis iga turu puhul siis küsitakse, et mis on teie valuuta, mis on teie currency ja siis erialases terminoloogias tähendab see seda, et mis on see uuringufirma, kes siis pakub neid reitinguid, loetavuse protsente ja kõiki muid, mis siis iga meedia puhul arvesse võetakse, mille alusel toimub reaalne meediaplaneering. Ja seetõttu siis see oli märgiline, see oli aluseks meediareklaami tööstuse tekkele Eestis, et oli, mille alusel teha täpselt planeeringut. Ja kui siis tulid ka rahvusvahelised reklaamijad Eesti turule, siis oligi nende esimene küsimus, et mis on see currency, kes seda pakub, missugused meediatüübid on kaetud, et kas minu meediaplaneering on kaetud selgete reitingutega. Ja seetõttu siis see 90-ndatel oli see ülioluline. Need BMF Gallup meedia poolt siis loodud baasmeediauuringute siis süsteem oligi aluseks siis meediareklaamitööstusele. Nii, siis juba 90-ndate keskel käis tõnk läbi mingid võimalused, et me alustame siin väga tõsiselt telemõõdikute projektiga.
ja midagi seal juhtus, aga see viibis. Ja siis alustati siis Lätis ja Leedus telemõõdikutega varem, aga siis 2002 siis sai tehtud ka esimesed selged liigutused ka telemõõdikute osas Eestis, ma mõtlen juba reaalsed reitingute mõõtmised telemõõdikutega. Ja seal tuleb silmas pidada nüüd ühte väga olulist momenti, et nii kui Läti ja Leedu riburada pidi enda mõõdikud alustasid ja lõpuks tuli see teatepulk Eesti kätte, siis tuli ka teatepulk ühes fenomenis Eesti kätte. Kõige väiksem telereklaamiturg maailmas, kus on telemõõdikud. Ja siis seetõttu ütleme, et on kasutatud ära, ma arvan, maksimaalselt Eestis neid võimalusi, mis sellel miniatuursel meediareklaamiturul, mida Eesti Vabariik endast kujutab, eks ju, siis nende erinevate mõõtmistehnikatega. Sa mõtled minimaalne kulu, mis üldse võimaldab seda asja käimas? Ütleme niimoodi, et kui 2002 ja 2003 minu meelest siis peast kõik ei mäleta, aga vahet ei ole, 2003 läks ametlikult telemõõdikud käima, eks ju, et siis selle kohta põhjanaabrid, kes on väga tugevad selles meedia siis baasuuringute valdkonnas, meediauurijate maailmakongressidel soomlased on väga kõvad esinejad ja see ütleme nii, et Soome turg kui selline suurem ka meediauurijate vallas, kui ta tegelikult on. Ja hilisematel aastatel on ka Margo Veskimägi, Baltikumi ja eriti Eesti siis nagu esinenud meediauurijate maailmas suuremaks, kui me oleme. Eks ju, see oleneb ju hästi palju inimestest, eks ju. Aga soomlaste sõnum toona oli see, et ka meie alustasime sellise paneeliga. Sellise suurusega paneeliga, et siis nagu toonastes tingimustes siis anti õnnistus kaasa, et 2002-2003, eks ju, telemõõdikute alguses Eestis, et paneel on piisav. Ja muidugi me peame vaatama meediamaastikku, eks ju, palju neid kanaleid, kuhu siis telereklaami panna oli, neid ei olnud liiga palju, eks ju. Nüüd selge on see, et neid kanaleid hetkel on võrratult rohkem. Ja siis nende aastatega siis on ühest küljest, eks ju, on kogu aeg mingid teatud muutujad selles võrrandis jäävad samaks. See pidev küsimus, et mida näiteks Erik Sakkov, kui ta lennujaamas töötas, siis väga hästi siis avalikkusele presenteeris, et kui suur on Tallinn, kui ta tutvustab erinevatele siis maailma riikidele ja erinevatele lennukompaniidele Eesti võimalusi, eks ju, sama käib ka uuringute kohta, et see on nagu paralleel näide. Et see on meie metropoli linnaosa suurus, aga see on terve riik on nii suur, ja et see on paraku üks selline muutuja võrrandis, mis jääb alatiseks, on see, et meie miniatuurne meediareklaamituru suurus, eks ju, et meedia fragmenteerub, see on viimase 25 aasta selge märksõna, eks ju, et aastast 2000, kui kõik oli nii lihtne, paar kommertskanalit, üks suur avalik õiguslik kanal, kes ka teatud hetkedel edastas telereklaami ja sama kehtib ka siis Raadio 2 kohta, kes teatud hetkel ka edastas reklaami, aga võib-olla jah, et raadiojaam on Eestis kogu aeg palju olnud, eks ju, aga siis selle viimase 25 aasta jooksul on toimunud pöörane fragmenteerumine kõikides meediatüüpides ja ongi alatine küsimus, et kui palju jõuab see konkreetne turg investeerida uuringu metodoloogiasse, erinevatesse tehnikatesse, telemõõdikud, ammu on juba portable people meters, eks ju, on väga palju erinevad võimalusi, eks ju, aga me teame, et sellel kõigel on üks pisikene asi alati juures, paraku milleta ei saa, see on hinnalipik.
ja mida rohkem neid uusi tehnoloogiaid arendatakse, siis selge on see, et alguses selle arengukõvera alguses see tehnoloogia on eriti kõva hinnaga. Ja siis on jälle teine asi, et neid riike ja neid paneele, mis iganes uuringu tüübi puhul, et paneel on siis sama vastajate kogum teatud rotatsiooniga, kes pikema ajal vältel vastab siis ja edastab infot teatud meediatüüpide tarbimise kohta, mis iganes see ka ei ole. Telepaneel on klassikaline näide, telemõõdikute planeel. Portable people meters võib olla, mis võib mõõta tänapäeval telet, raadiot, mis iganes sinna veel juurde panna, eks ju. Siis kõigi nende puhul siis tuleb arvestada ühe asjaga, et see on suhteliselt limiteeritud tööstus. Ta ei lähe kunagi massitööstuseks, eks ju. Et mis iganes, mis on seotud nutitelefonidega, et kui mingi uuendus tuleb, võib-olla ta on kallim videotööstuses, mis iganes elektroonikatööstuses, mis iganes komponent alguses, sa maksad kinni innovatsiooni, läheb hiljem massidesse ja läheb oluliselt odavamaks, me oleme seda alati kogenud, on ju nii. Aga nüüd need ettevõtted, kes siis nagu toodavad neid, mis iganes uuringu metodoloogia jaoks tehnoloogiat, et need ei lähe kunagi liiga massidesse, eks ju, see riikide arv ongi piirang ja nii ongi. No ma mõtlen seda, et vaata, telest sa rääkisid ja tõesti oli nii, et telesüsteem suure tõenäosusega suurte rahvusvaheliste tellijate tõttu sai ka suhteliselt hästi paika, eks ole, sest seal olid suured rahad ja see asi pidi olema mõõdetud. Probleemsed olid, ja võib öelda, et nagu väga pikalt on olnud tegelikult printmeedia, eks ole, kus võib-olla tööstus ise, kuna oli päeviku uuring, on ju, või isegi ütleme mitte isegi päeviku, küsiti, eks ole, mis sa viimase aja jooksul oled see on ikka pikk aeg ja see on rohkem nagu brändi uuring, võiks öelda, on ju. Ja siis oli nagu kahetine asi turule, et oli see, et tehti tiraažidega, on ju. Meil on tiraaž 10 000, on ju, reaalsus oli siis see, et ei öeldud, et võib-olla sellest tellijate arv on 1500 ja 2000 veel müüakse ära ja ülejäänud läheb prügikasti, et mängiti hästi palju sellega, on ju. Ehk tegitati nagu turundajatel seas sellist nagu segadust õudselt palju. Sama oli raadioga tegelikult, on ju, et sisuliselt jälle oli, seal oli küll päeviku uuring, et mida sa siis nagu kuulasid, natuke mäletamise peale, on ju, mäletamine võib ka olla mitme osaga, on ju. Ja siis oli problemaatiline oli välimeedia, kus polnud nagu mitte midagi, eks ole, on ju. Ja lihtsalt näidati kohti ehk tegelikult oli nagu sellist palju teadmatust, et kuhugile raha läheb hästi palju sihukese usalduse peale. Ja ruttame ette, et kui digimeedia tuli, miks digimeedia üldse maailmas nii palju võidukäiku tegi, oli tegelikult see, et ta nagu andis mingisugust käega katsutavat nagu tulemust, on ju. Et ma nägin, nii palju nagu reageeris, nii paljudeni jõudsin nii edasi, et natukene oli see, aga sa selgitasid pikalt seda, et mis oli, mitte et igal pool maailmas oleks kõik meediatüübid sama hästi nagu kaetud, on ju, aga et tegelikult osaliselt oli see ikkagi seotud sellega, et turg on lihtsalt väike ja kui oleks pidanud lõpuni nagu kõike mõõtma, siis õigete meetoditega, see on liiga kalliks läheks, et see meediatüüp läheks lihtsalt nii kalliks, et me ei oleks võimelised nagu konkureerivalt seda tarbima. Seal on jälle, ma rutan nagu ühes asjas ette, et kindlasti teeme juttu digiraadio võidukäigust Eestis, TAP+ on selle tehnoloogia nimi ja huvitaval kombel siis võrdlus põhjanaabritega Soomega. Eks ju, et kui me siis võrdleme kahe riigi, Eesti ja Soome raadioreklaami turgu, siis loomulikult on siis Soome oma kordades suure, minu meelest oli 72 miljonit, eks ju, ja meil oli mingi 12 miljonit või niimoodi. Aga siis selle TAP+ edastamiseks, nende multiplex süsteemi edastamiseks, kui sa paned selle võrrandisse riigi territooriumi tuhandetes ruutkilomeetrites ja sinna võrrandisse paned ka siis raadioreklaami turu, mis siis nagu kokkuvõttes peab need kulud tagasi teenima, eks ju, siis me saame võrdse arvu, eks ju, kordaja. Põhimõtteliselt tegemist on per ruutkilomeeter sama investeeringuga ja hetkel Eesti ehitab TAP+ võrku ja Soome ütleb, et see on liiga kallis. Eks ju, et me isegi oleme väga julgelt olnud investeerijad uutesse tehnoloogiatesse
ja siis üks märkus veel, et Lugeskonna uuringul seesama nüüd Soome siis kolleegidelt saadud väga hea metodoloogia, siis see tegelikult uuris viimase 6 numbri loetavust. Ja siis seal tekkisid omad siis nii-öelda algoritmid, mis siis arvestas väga palju siis selle väljaande loetavuse stabiilsust. Ehk siis seal oli juhul, kui siis sa olid lugenud ainult ühte viimasest 6, 1/6 ja kõiki viimasest 6/6 ja siis need siis 1/6 lugenud nüüd ühte korrutati tuhandetes inimestega, kes seal väitsid, et nii palju nad on lugenud seda väljaannet, kuni siis 2/6, 3/6 kuni 6/6 välja. Mida rohkem oli väljaandel siis neid lugejaid stabiilseid, kes siis olid lugenud kõiki, siis see vastajate arv tuhandetes korrutati kordajaga 1 ja kokkuvõtvalt see lugejaskond selle stabiilse loetavusega väljaandel siis oli oluliselt kõrge, eks ju. Nii et see metodoloogia siis raalis välja selle võimaluse, et oletame, oli 2 väljaandel oli siis võrdne arv neid lugejaid, kes väitsid, et nõutava ajavahemiku jooksul oli ta lugenud seda väljaannet. Päevalehed 2 nädala jooksul, nädalalehed 6 nädala jooksul ja kuukirjad 6 kuu jooksul, siis sealt edasi siis võetigi arvesse juba järgmise sammuna väljaande loetavuse stabiilsust, et mitu viimasest 6 lugenud olid ja päeva lõpuks siis stabiilse lugeskonnaga väljaanded said oluliselt kõrgema loetavuse selle metodoloogia alusel, eks ju. Ehk siis see elimineeris selle nii-öelda eduka trükipressi, eks ju, mida vahetavad ja siis loomulikult tuli siis uuringutööstusel, eks ju, võidelda ka nende, me tegime väga laialdase kliendibaasi, et üks asi, mida siis BMF Gallup Meedia suutis 90-ndatel, ta suutiski kehtestada selle nii-öelda valuuta kehtivuse. Ehk siis nende baasmeediauuringute tulemused oligi valuuta. Täpselt samamoodi nagu oli kehtiv siis rahaühik oli Eesti kroon toona 90-ndatel, siis täpselt samamoodi siis teles, raadios siis ja printmeedias oli kehtivaks valuutaks võt nende samade uuringute Eesti meediauuring EMU ja printmeedia puhul ja siis tele- ja raadiopäeviku väljundid, võt need olid valuutaks. Ja ma mõtlen, aga see lähenemine tagas ka tegelikult selle, et mõnes mõttes need, kes turul olid paremas seisus, sest neil juba jooksis süsteem, agentuurid oskasid neid planeerida, sinna raha panna ja inimesed ka reeglina nagu mäletasid paremini ja pöördusid sinna tagasi, et see tegi mõnes mõttes, kes 90-ndatel tuli, oli suurem tõenäosus edasi olla edukas ja seda me näeme tänapäevani, eks ole, ja hilisemalt tegelikult kõik, kes nagu katsetasid, seal olid ikkagi ainult üksikuid variante, mis nagu õnnestusid, sest seda oli see lead time sinna nagu jõuda on lihtsalt nii pikk, eks ole. Oli, aga nüüd ma saangi kasutada seda kogemust, mis mul oli siis 20 aasta vältel 2000 kuni 2020 meediaagentuurides. See nullindate algus, see pöörane tõus, kui minu meelest fenomenaalselt hea seriaal Pank, kui me mäletame, eks ju, siis seal siis, kes osatäitjad, kes mängisid siis Rootsi omanikke, siis üks lause, et me pole eales näinud sellist tõusu. Ja siis niipea, kui siis tekib ühiskonnas selline heaolu ühiskonna poole jõuline liikumine, siis, mis muidugi Eestis toimus nullindatel, eks ju, siis tekib väga palju selliseid huviala ajakirju. Et heaolu ühiskonnas, kui sa lähed, siis tänapäeval on see kõik leidnud juba veebiväljundeid, eks ju, aga meil on väga palju hobisid, eks ju, et meil on, tekib nagu täiesti oma, et siis reklaamitööstuse segment, kuidas täita sinu vaba aeg erinevate vaba aja toodetega, eks ju, see on hiigelbusiness ja selle hiigelbusinessi väljundid toona olid erinevad ajakirjad, nagu öeldud, praegu on nad veebis, aga siis meediahausis, kus mul oli õnn 15 aastat olla, eks ju, siis nullindate alguses oli meil koosolekute ruumis järjest jälle uuesti algava ajakirja uus tiim, neil oli reklaami hinnakiri, oli kõik paigas
neil oli kõik teada, kuidas äri läheb, aga ainult üks pisike küsimus oli, et natukene logises see lugeja kontseptsioon. Kui sa mäletad, otsiti mingit fenomenaalset meeste ajakirja, eks ju, et kes siis ainult suitsetab sigarit, joob kallist konjakit ja sõidab ainult kalli autoga, eks ju. No selline luksusbrändide ja selline nagu reklaami. Ja, eks ju, millel oli loomulikult ka, nagu ma ütlesin, heaoluühiskond tekkis nullindate alguses mühinal, seda tarbijaskonda oli. Ma mäletan seda, et Lexuse keskmine ostja Eestis oli nii noor, olid aastad, kus oli 39 ja Lexus Euroopa vaatas seda pealt niimoodi, kus oli keskmine ostja oli 61, kas sa saad aru, 39, eks ju. Ja siis muidugi juhtus selline trend, et see oli nagu nullindate kusagil mingid keskel või niimoodi 39 keskmine ostja. Siis läks 10 aastat mööda, keskmine ostja oli 49. Eks ju, et põhimõtteliselt juhtub, mida saab nagu öelda, on olemas sotsiaalne mobiilsus. Eks ju, et 90-ndad ja nullindad oli see aeg, kui siis kõik mängiti ümber, kõik oli võimalik ja ma mõtlen nagu väga suures plaanis, eks ju. Ja siis oligi võimalik, et teatud luksauto keskmise ostja vanus oli heaoluühiskondade jaoks täiesti arusaamatu. Euroopa ei saanud aru, et how come, et 39 on keskmine Lexuse ostja, uue Lexuse ostja salongist ostja vanus, eks ju. Siis 10 aastat hiljem läks juba loogilisemaks, eks ju, see juba 49, okei, aga see meeletu massidena liikumine sotsiaalse mobiilsusega üles oli suhteliselt läbi saanud. Ma tahan ikkagi pöörda, vaata nüüd sa ütlesid seda, eks ole, et sa läksid hiljem ju meediaagentuuri, Mediahouse väga suur tegija siiamaani, eks ole, üks nendest 10, eks ole, suurest tegijast on 11. Et siis sa olid nagu tellija rollis ja tegelikult sa teadsid, on ju, kust need numbrid tulevad ja mis on need numbrite piirangud, on ju, et kas sa seal tundsid, et see on sinu jaoks klientide tegevuse planeerimiseks piisav see informatsioonivoog, et õiglaselt siis planeerida? Teeme, seal oli niimoodi, et ma saangi selle käigus kohe rääkida veel ühe meediatüübi ära ja see on välimeedia. Sellist valuutat nii-öelda välimeedia planeeringuks toona ei olnud. Aga siis firma, mis siis hiljem osteti G-Stico poolt üle ja terve siis ametliku firmana G-Stico Eesti oleku ajal on nad siis kogunud fenomenaalse andmebaasi siis kampaania mäletamise astme uuringutest, eks ju. Ja seal sa saad kokku viia siis sellise täiesti unikaalse siis andmebaasi sadadest ja nüüd võib-olla isegi selle 25 aasta jooksul me räägime tuhandetest kampaaniatest, kus on sul erinevad välimeedia formaadid, erinevad välimeedia külgede arvud ja siis sa saad teatud andmeid ekstrapoleerides, sa saad tegelikult eeldada, et mis on siis see võimalik tulem, kui siis sa oled teatud loovkontseptsiooniga, mis on väga tähtis, millel on järjepidevus, eks ju, ja mis arvestab väga välimeediale vajalikke siis välimeedia loovlahendile väga vajalikke omadusi, eks ju. Seal ei ole üle 5 sõna, ei tohi olla, et KISS meetod, keep it simple, stupid, eks ju. Siis sa pead arvestama sellega, et kõik peab olema eemalt nähta, eks ju. Et selle sama läpaka pealt sa kuvad läpaka ekraanile, laptopi ekraanile, kuvad loovlahendi, mis peab välimeediasse minema järgmine, ülejärgmine nädal. Ja sa paned turunduse koosolekul selle pika laua teise otsa. Ja see peab olema loeta. Et kui siis disainer istub oma väljamõeldud maailmas 27 tollise ekraani taga ja kõik on nii peen ja äge, eks ju, siis see peab olema nähtav ka laptopi ekraanilt turunduse ümarlaua, pika laua kauges otsas, eks ju. Nii et ja mis on see külgede arv, mis on see formaadi suurus, missugune loovlahendis, kas sul on kasutatud inimesi,
inimene elab ikkagi mentaalselt metsas, džunglis, ta käies mööda tänavat instinktiivselt, tänavapildis otsib teist inimest. Kui see on välimeedia, siis loovlahendil hakkab kohe silma, eks ju. Nii et kõigepealt kõiki välimeedia loovlahendi nõutavaid elemente arvestades ja järeluuringuid silmas pidades, kus tuli kasus ka sotsioloogi taust mul, siis me tegelikult tegime siis toonase superreklaamijaga Starman kampaaniaid, mis veel väga hiljuti oli Gisdeco hiigelandmebaaside seas 10 esimese seas, mäletamise astme uuringu kohaselt, eks ju. Ja nüüd on niimoodi, et mis on võib-olla tänapäeva viga meediaplaneeringus, eriti digiplaneeringus, on see, et siis selle reklaamsõnumi ja ostu vahel on paraku üks black box, must kast, see on inimene ise. Ja kui sa nüüd väga radikaalselt hüppad reklaamsõnumist ostutehinguni ja selle vahepealse aja jätad nagu mustaks kastiks, black boxiks, see päris hea ei ole, eks ju. Ja siis vastupidiselt siis nende kõik väga mahukate järelууringutega siis sai tehtud tegelikult hiigelkampaaniat Starmanile, mis oli pöörase edukusega ka ärilises perspektiivis. See oli täiesti fenomenaalne. Muidugi olid nullindad. See oli 2008 majanduskriisi eelne aeg, eks ju, aga ka siis ei olnud tegemist mingisuguse Eldoradoga, et pistad nina välja ja kohe pöördumatult õnnestud, eks ju. Tuli ka siis arvesse võtta. No sellest black boxist ma ütleks, et ma olen näinud ühte Kantari uuringut, kus on ka üle maailma tehtud ja on vaadatud, et kui palju reaalselt nagu makstud puutepunkte on versus nagu muid puutepunkte. Ja see makstud osakaal on ainult 25% sellest kogu teekonnast, et see 75% on nagu täiesti segane ja et natuke ma olen nõus selle kriitikaga ka, mis Meta või Google'i kohta öeldakse, et just kui nad nagu atributsiooni mõistes nad võtavad seda last kontakti ja justkui ütlevad, näed, et nüüd siit otse tuli ja nii suur protsent oli. Ja nad jätavad selle kõik ignoreerivad seda osa, mis see 75% on, kust midagi on toimunud. Ja siis on ilgelt palju on softe, mudeleid, Initiative räägib oma atributsiooni mudelist, eks ole, et justkui nad midagi suudavad mõõta. Fakt on see, et me lõpuni seda teekonna ikkagi ei suuda mõõta. Ja et ega see välimeediaga ma olen nõus, et seal on olnud ka ainult välimeedia põhiseid kampaaniaid mäletamise mõistes. Just. Nüüd nad on hiljem ka liikuvusuuringutega seda, vaatanud, kui palju inimesi üldse kuskilt mööda läheb, täiendanud, aga lõpuni me ei saa isoleerida seda kogu kontseptsiooni, et kust inimene midagi nägi, et võib-olla siis, kui talle näidatakse seda konkreetset plakatit, jah, ma nägin, aga tegelikult oli see üks osa suuremast kampaaniast ja nüüd kas ma nagu nägin ikkagi seda või ma nagu mäletan seda sõnumit kampaaniale, et see on lihtsalt, aga eks see maht teeb seal oma töö, et nad võivad nagu sellele väita, aga lihtsalt mis mu nagu seisukoht on olnud see, et turundajate jaoks need on silgelt ikkagi nagu ebamäärased meediatüübid olnud, mida nagu ei ole saanud hästi ikkagi mõõta, ja see puudutab nii ikkagi raadiot, printi kui välimeediat. Teles on lihtsalt, eks ole, vanasti natukene ilguti selle võib-olla paneeli suurusega, tänapäeval on see paneel juba nagu ikkagi väga korralik, juba väga pikalt olnud, ja nende teiste meediatüüpidega nagu raadio, eks ole, nüüd meil on ka hoopis teistsugune metoodika ja ma ütleks, et see on selle asja teinud paremaks, jah. Jah, teeme ja siit ongi nagu hea edasi minna, et siis jah, et ma ei sea ka kampaania mäletamise astmete uuringud selliseks ainsaks andmebaasiks, eks ju, et loomulikult oli välimeedial ka vaja jõuda selle nii-öelda uuringu valuutani, ehk siis muuta välimeedia planeering klassikalistele meediaplaneeringu parameetritele, katvus, kontaktide arv, sagedus vastavaks, eks ju. Ja siis nullindate lõpus ja järgmise kümnendi alguses, eks ju, kümnendate alguses, siis Gisdeco ja Clear Channeli siis initsiatiivil siis hakati juurutama siis seda välimeedia planeeringu valuutat, eks ju. Aluseks, kuna
GCDecaux üks sellised nii äri peakorterid on Londonis, eks ju, siis no ütleme niimoodi, et UK turg on mis iganes reklaami uuringute vallas absoluutne maailma tipp. Et USA võib olla suur, aga sellised säravad ideed, ägedad asjad, kuidas mõõta reklaami efektiivsust, need on kõik UK inimesed, meediareklaami efektiivsuse 2 tippnime hetkel, Peterfield ja Lespine, kõik paiknevad Londonis, eks ju, maailma esinumbrid, eks ju. Nii, ja siis tehtigi trajektoori uuring välimeedia valuuta mõõtmiseks, mõõdeti inimeste liikumise trajektoorid, selgus, et me elame väga igavat elu, eks ju, et töö, kodu, kellel on lapsed, lasteaed, trennid, pood ja see trajektoor ei olnud põnev ja siis lisaks siis noh, see oli veel see aeg, kui sa tead, need silmaskaneeringud läksid popiks ja pandi kõik ilusti inimene mööda tänavat liikuma, kuidas mingid asjad talle silma jäävad ja välimeedia plakati asetus, mis nurga alusel, kui kaugel, kõik asjad, nii et kokkuvõtvalt siis nende uuringute 4 erineva uuringu põhjal siis genereeriti kokku siis selline asi nagu välimeedia valuutaga siis analoogselt teiste tele, raadio ja printmeediaga. Ja 2013 oli siis hea meel, no ma olin selle töörühma juht, eks ju, Eestis, oli siis hea meel presenteerida, et selline välimeedia valuuta on hetkel Eestis olemas. Kasutasid, nagu öeldud, siis GCDecaux ja Clear Channel. Praegu on kahju, GCDecaux on siis väljastanud volüüm 2, iga platvorm vajab uuendust, eks ju, aga nii, et sellist üldist kehtivat välimeedia valuutat ei ole, mis alluks nagu Eestis, mis oleks nagu kõigi poolt kasutusel, aga vähemalt siis GCDecaux välimeedia pindasid sa saad siis kõigi meediaplaneeringu reeglite alusel planeerida, eks ju, asi seegi. Nii et ka seal me jõudsime sinna, et on olemas valuuta, mis on siis allu meediaplaneeringu reeglitele. Räägime korra sellest, kui sa olid planeerija rollis, kas sinu nagu põhi eesmärk oli reach või? Kui sa planeerisid midagi, et sa panid nagu katvust kanalite lõikes, et võimalikult suurt reach'i saada, sest ma eeldan, et eriti sellel perioodil oli kõikidel see kasv oli nagu see põhiteine teema, et võimalikult laiali osale sihtgrupile jõuda, eks ole, et mis su alus oli? Seal tekivad teatud siis jällegi meediareklaami efektiivsuse uuringutes tekivad omad sellised kristomaatilised teosed. Oppa, mis oli selle Austraalia härra nimi, kes pani siis vapustavalt hea raamatu kokku. Byron Sharp. Täpselt. How brands grow. Esimene teine osa ka väljas, sinist värvi. Just, ja esimene punane, teine sinised, eks ju. Ehk siis teiste sõnadega on olemas siis teatud siis fenomenaalselt head tegijad, kes siis sõnastavad millegi, mis siis nagu defineerib selle olemuse ja nüüd ja praegu igaveseks, eks ju. Et ta täiesti selgelt arvestades absoluutselt kõiki faktoreid, mida oli kasutada. Ja tal oli siis IPA Awards, eks ju, UK põhine reklaami efektiivsuse konkurss, mis on pika heleda laksuga planeet maal kõige parem. Siis iga selle IPA Awardsi raamat, nii-öelda aastaraamat on täis case studies'id, mis on seal võitnud ja igaüks on kõrges kaares ühest keskmisest PhD-st üle. Et see tase on vapustavalt hea. Ja põhimõtteliselt siis Byron Sharpil oli võimalus seda kullavaramut analüüsida ja ta jõudis reach'ini. Reach, eks ju. Ja teine asi siis on siis, mis on oluline, on hiljutisus, eks ju. Hakkame tõlgime recency, eks ju. Recency'ga me saime siis esimesed ristsed kohe nullindate alguses Media House'is, et oli siis
oli kõva kakelung, Wrigley's oli siis meie kliendiks ja Wrigley's oli siis ilusti Eestis, Lätis oli ennast kehtestanud, aga Leedu turg oli siis selline huvitav turg, kus konkurent oli ees. Ja konkurent võttis siis, ma ei mäleta aastat, oli see 2002 või midagi taolist, 3 vahet ei ole, eks ju, siis ta võttis sellise ülbe hoiaku, et aga nüüd polegi vaja teha reklaami, sellepärast et millega üks Eesti turundaja kokku puutub, reklaam on kulu, mida te seal kulutate, et pole vaja, et näita nüüd tulemusi, näita järeluuringute tulemusi, tuntus laes. Okei, et lõpetame selle, eks ju, nad meie õnneks lõpetasidki, konkureeriv Nätsu bränd lõpetas Leedu turul päris pikaks perioodiks siis telereklaami. Ja siis tehti siis usinasti ka järeluuringuid ja tuntusastmed kohe ei kuku. Aga läks mingi aeg mööda ja jõnk tegi müük alla. Ja siis oli paanika neil majas, eks ju, aga mida tegi Wrigley's, see on consistency ja järjepidevus reklaamimisel, tema siis hoidis enda telereklaami mahud ilusasti üleval. Ja siis ütleme, tegemist on sellise low involvement tootega, eks sul on olemas tooted high involvement, nagu sa tead, eks ju, kõik, mille ostuotsust Eesti keeles oleks see madal osalusmäär ja kõrge osalusmäär, ja Bachmann ütleb oma raamatus. Ja siis meil oli üks meediakommunikatsiooni planeeringu piibel, siis Rossiter Percy, ja siis seal olid need asjad hästi selgelt klaariks tehtud ja siis me saime aru, et mida recency tähendab, eks ju, et ta on emotsiooniost, telereklaam on siiamaani kõige võimsama emotsionaalse laenguga meediakanal. Vaata, nüüd sa väga huvitavat asja tood, millest nagu lääne omad teadsid, on ju. Lääne suured tegijad teadsid koos agentuuridega selle recency loogikat. Just. Ja Eesti väiksed tegijad ei saanud sellest midagi aru, eks ole. No see oli konkreetne oli Leedu. Aga ma võtan üle, aga kui sa isegi võtad nagu kohalike, sest kohalike loogika oli väga lihtne, isegi kui see oli fast moving consumer goods, on ju, võtame kõik selle low involvement'i, madala osalusmääraga. Oli justkui see, et teeme kampaaniaid ja kampaaniate ajal siis teeme midagi ja reeglina kampaaniad olid siis 4 korda aastas, eks ole, ja ärme suve keskel tee, siis keegi ei vaata ja nii edasi on. Ja mindi lõksu ja kõik tegid seda, välja arvatud suured rahvusvälised, need Pampersi reklaamid ja kõik on ju. Ja nemad mängisidki teisele ja mina võin ju enda käest öelda, et miks ma usun kogu aeg meedia võimu on see, et niipea kui ma selle taktika panin, et iga nädal eetris, mis on seesama recency, ma tõstsin mõlemad brändid number 1 ja see ongi see nii lihtne, see oligi tegelikult on ju. Seal oli siis asi, mida ma olen ka hästi palju rääkinud ja see asi siis, kus sai klassikaline teleplaneering alguse. Jällegi ma peast pean rääkima, oli see aasta 1990, vahet ei ole, siis USA turul laiemalt globaalsemas maastaabis ka, Procter & Gamble on kogu aeg olnud meediaplaneeringu üks pioneer, eks ju. See on nüüd hiigelkorporatsioon, mille investeeringud, mis iganes research and development, millest see iganes on alati väga kõrge olnud. Ja loomulikult olid nemad siis, kes siis kas selle 90 alguses ühildasid Nielseni telemõõdikute paneeli USAs, ühildasid siis tarbimispaneeliga. Ehk siis sisuliselt neil tekkis unikaalne andmebaas, kus nad reaalajas siis nägid, kuidas reklaamsõnumi edastamine telereklaami edastamine ja tipa-tapa, millal siis keegi võttis jalad kõhu alt välja, läks poodi ja ostis seda, eks ju. Ja siis sealt tuligi continuity pattern, järjepidevus, eks ju, et sa kasutad teles iganädalaselt sellise minimaalse koguse telekontakte ja hoiad kogu aeg recency'ga enda tarbijal 2 kõrva vahel. Eks ju, et kogu meediareklaami tööstus tervikuna on emotsioonide mõjutamine ja see on suhte loomine brändiga, eks ju. Ei ole niimoodi, et sa kevadel teed töö ära ja ütled enda tarbijale, et näed, nüüd lõin emotsionaalse sideme ja katsu nüüd detsembrini vastu pidada.
ei juhtu nii. Kuule, võib-olla sina oskad siin mind aidata, sest ma olen nagu hädas olnud sellega, sa puudutasid selle Leedu näitega, on päris hea asi, eks ole, et kui sa jätad ära, siis isegi kui tal oli aidatud ja spontaanne tuntus mingi moment väga kõrge, ma eeldan mingi 90 pluss ja eks ole, et seal spontaanne on võib-olla ka 70 midagi, 80% on ju. See hakkab kukkuma. Nüüd mina ei ole näinud üheski kirjanduses mingisugust formulat, mis ütleb, et kuidas on seotud panustus selle sama spontaanse tuntuse, aidat tuntus võib-olla isegi pole nii tähtis, põhimõtteliselt on ka, kui sa näed, aga spontaanne eelkõige ja see esimene maining veel eriti, eks ole, aine. Et kuidas need panustused on seotud kasvu või kahanemisega nende tuntuses, ja mis peaks olema need levelid, millest alates sa peaksid hakkama nagu meeletult tundma juba nagu muret, et mul, et see on korrelatsioonis ja mina olen kogu aeg mõelnud, et miks seda ei tooda välja. See võibki olla see, et tegelikult Proctoritel ja nendel on need olemas ja see on tohutu vaevaga saadud ja see on nende IP ja seda ei ole lastud tegelikult ametlikku kirjandusse sisse, et me nagu kõik siis õpiks selle peale. No ütleme niimoodi, et jällegi ma usun, et me mingit püürast saladust ei reida, sellepärast, et kasutasime seda meediahausis juba 20 aastat tagasi, eks ju. Et need tööriistad, mis siis meedia CIA nüüd toona ja nüüd on ta Wavemaker, eks ju. Aga sisuliselt oli mul ka OMD kogemus, see on kõikidel olemas, eks ju. Ja lühidalt öeldes, eks ju, Procter & Gamble'i püürast eelarvet tulistada 52 nädalat aastas, mis sest, et madala taseme vaataja kontaktide arvuga teles. Mis sa räägid, kas sa räägid mingist 300-400 klassikas mõttes kerpist? Ei, seal on ikka tuhandeid, eks ju. See ei ole madal, see on tegelikult ei, sa jagad selle 52 nädala peale laiali, eks ju. Päeva lõpuks tuleb kokku suur raha ja sellist raha, nagu sa tead, kõigil ei ole, ehk siis väga vähestel vastupidiselt ja kõik ülejäänud peavad elama mitte seda muinasjutu maailma, mis on Procter & Gamble'i võimalustes, eks ju, võitja võib, eks ju, lotovõitja võib, on ju nii. Aga kõik me ülejäänud elame tavalist elu, enda lihtsalt vähemate võimalustega ja seal on siis selle tööriista nimetuseks, mis iganes ta ka ei ole, aga ta põhimõte on flightide optimeerimine. Ehk siis sul on tegelikult raha, eks ju, siiski mitte nüüd tulistada kõik 52 nädalat aastas, aga sa võtad nüüd siis, paned kokku enda olulisemad müügiperioodid, teatud sellist hooajalusust sul paraku siiski müükides on, et mitte keegi ei istu sellise ime toote otsas, mida 52 nädalat ühtse leveliga ostetakse ja sa siis ajatad enda siis need suuremad panused, sellepärast ikkagi meediareklaam on ikkagi väga kõva ja väga suur osa kulukomponent kogu turunduse eelarves. Ehk siis sa pead seda arusaadavalt panustama nendele nädalatele, kus ka müük tuleb sul vastu. Et me kõik tahaksime ennast unustavalt brändi ehitada, aga 2008 siis majanduskriisi järgselt me oleme elanud 15 aastat vähemalt ajastus, kus iga sent loeb ja igast sendist mõetakse maksimumi. Nii, lühidalt nende flightide optimeerimise juures siis need tööriistad võtavad arvesse siis memory decay, mäletamise aste. Ehk siis kui kiirelt mingi teatud reklaamisegmendis inimesed unustavad selle reklaami. Ehk siis telkodel julm maailm, sa unustad selle sõnumi kiiremini. Võib-olla teed mingi väga andeka reklaami, aga ei ole kõik reklaamid, pakendikeskuse reklaamid, ei ole, eks ju. Ja sul on toode ka teine. Muidugi see on hiilgav näide, kus tegelikult väga igavast asjast on tehtud geniaalne asi, eks ju. Aga selliseid nupukaid naljamehi saab olla üks. Kui sul on terve teleekraan täis neid, sul tuleb 15 naljameest järjest, siis see fenomen kaotab jõu. Ehk siis me elame natuke hallimas maailmas ja me peame optimeerima neid flight'e. Ma olen mõelnud, et kuidas neid, puhang on imelik, on ju, aga neid kampaaniad sa pead enda napi eelarvega siis optimeerima oma kampaaniate kontaktide arvu ehk raha per kampaania,
paus kahe kampaania vahel, kui pikk võib olla, et ei tekiks siis selle mäletamise astme langus liigne, sellest mäletamise astme langusest tekib ka siis ostukäitumise muutumine, sellepärast et me teame, et kõik brändid on brändi karusselli rotatsioonis. Ei ole niimoodi, et sul on oma kindel Apple'i fännboide vennaskond, kes siiralt usub kõike, eks ju, ja ongi lõksus, sealt ei ole võimalik välja astuda, see on. No aga sellepärast me tänapäeval räägime Always On kampainidest, on ju, et noh, et see on, aga ma ikkagi tulen tagasi sinna, et ma ütlen, mul võib olla vale informatsioon, aga ma ei ole näinud seda valemit, mis ütleb panustuste ja just tuntuste. Üks on see, mis see mäletamine on natukene seotud tuntusega, aga ei pruugi, sellepärast ma räägin brändi tuntusest versus sõnumi, mida ma andsin. Ütleme niimoodi, et see sisend, mis sa paned sellesse flighti optimeerimisse, sellesse tööriista, need sisendid on kõik natukene indikatiivsed, eks ju, aga ta annab sulle teatud pildi, eks ju, et ta visualiseerib sul ikkagi selle, et selles segmendis, et juhul, kui sa tahad reaalselt kaasa mängida ja su panused on suured, eks ju. Ja siis see, et see meediareklaam võib sul ikkagi need müüke mõjutada teatud suunades, kas üles või alla, eks ju, siis need indikatiivsete siis sisenditega tekib sul visualiseeritud näide, kus sul on, eks ju, sa optimeerid neid flight'e nende vaataja kontaktide alusel, eks ju, ja saad nagu tekitada, ta on natuke hüpoteetiline ja kui sa küsid, et kas kusagil on mingit ülitäpset valemit, võib-olla nüüd AI ajastul on see tekkinud, aga ma ei tea. Ma arvan, et suur ettevõtetel on see olemas. Ma ütlen veel kord, et ja nad ei olegi põhjust neile seda jagada, sest see on see. Aga ma ühte asja tahaks veel öelda, et noh, et me rääkisime Reachist, me rääkisime sellest, mis sul see viimasena oli seal, aga üks on siis frequency on ka nagu suur teema selles, on ju, et kui tihedalt me midagi näitame, eks ole. Ja seal on siis nendel flight'ide optimeerimisele ja meediastrateegia paikapanekul, mille alusel hakkab hiljem siis taktikalised lahendid, see on siis meediaplaneering, eks ju, siis frequency, see on ka täiesti selgelt, see on ka kõikjal on ta sees, eks ju, et see segment, kui sul on telkod, on ju, siis on päev selge, et sa pead seda frequency't ehk siis selle reklaamsõnumi sagedust nõutava aja vahemiku vältel, kas see on nädalas või kampaanias tervikuna, eks ju, sa pead seda väga selgelt sõltuvat segmendist silmas pidama, eks ju, ja nüüd on selline lugu, et ma ise ei ole nüüd 5 aastat, eks ju, planeeringuga hands-on nagu seotud olnud, eks ju. No ma eeldan, et AI tulek on seal andnud võimaluse neid andmebaase ja seda datat, mis sul on käes, eks ju, sa ju viskad sinna sisse, et nii AI, et tee järeldus, mis sa sealt järeldad, ja loomulikult ta viskab sulle sekunditega järeldused ja jumal, kui palju asjad on kiiremaks läinud, et no omal ajal ikkagi praegu teldimusega ikka seal, see oli suhteliselt ikka, me tegime seda, eks ju, aga see võttis võrratult rohkem aega, et ma mõtlen võimalused, mida sul praegu on AI-ga võimalik teha, taevas on ainus piiraja, eks ju, et no ma toon korra veel Reachist nagu, et vaata, et kui me olime nagu traditsioonilise meedia kütkes, siis tegelikult oli loogika, et raha pani paika, eks ole, et sa Reachi tahtsid, sa võtsid lisaks telele nagu sama prindi, sama välimeedia raadio juurde, noh, et iseenesest nagu arusaadav. Ja kui sul oli vähem raha, siis keskendu vähemal tüüpi telemeediale, eks ole, ja kui sul on teatud liigi emotsionaalne toode, siis noh, telest sai kui pääse. Iseenesest väga lihtne lähenemine ja siis oli lõpuks küsimus, eks ole, et kas minna läbi selle ühe telejaama või Reachi mõistes võtta ka teine juurde, et siuksed olid need otsuse kohad, on ju. Niipea kui tuli internet juurde ja tegelikult hakkas kasvama nende meediatüüpide arv ja nüüd me oleme täna, on ju. Me tegelikult enam see süsteem ei tööta, sest ei ole võimalik karta kogu meedia ampluaad ära, ükspuha kui suur on suu eelarve. Ja mis tähendab seda, et noh, mina olen nüüd nagu näinud, eks ole, et on juhtunud vastupidine asi, et on uuesti hakatud analüüsima, et aga okei,
missugust reach'i ma ikkagi vajan, eks ole, on ju, kus ma saan midagi teha ja on jõutud tagasi nagu tegelikult suhteliselt väheste kanali arvudele, on ju, et see võib olla miks, eks ole, klassikalistest ja digitaalsetest, on ju, aga et kuidas sa nagu vaatad seda komplekssuse kasvu ja ikkagi on see reach ja see sama frequency ja kõik need on ju tähtsad. Täiesti nõus ja mis on nagu viimasel ajal juhtunud, eks ju, et 90-ndatel mitte ei saanud alguse ka meediakanalid, eks ju, BMF Gallup Meedia andis fantastilise võimaluse näha Kanal 2 sündi, TV3 sündi, raadiojaamade arvudest me ei hakka rääkima, kelle sünni juures see ei oldud ja kohaselt mõõdetud, eks ju, et väga paljud brändid ka ju, väga paljud, praktiliselt kõik 100% alustasid, eks ju, Eesti Telefon ei ole enam, on natuke teised brändid, eks ju, ja nii edasi, eks ju. Siis jah, 90-ndad, 0-ndad oli klassikaline brändi ülesehitamise aeg. Ja praeguseks on sellise pikema ajalooga brändid on sõna otseses mõttes keevitatud meie ajudesse ja seetõttu siis sellist ärevalt peale igat kampaaniat, mis on juhtunud nüüd selle brändi tuntuse astmetega, mis on see spontaanne tuntus ja nii edasi, eks ju, et sellepärast tõesti nii väga muret tundma ei pea ja sa saad rohkem tegeleda sellise performance marketingiga, eks ju, ja vaadata, et sisend ja väljund, eks ju, seal võib-olla jah, need mäletamise astmed, mis olid nii olulised vaid 0-ndatel eks ju, 90-ndatel lihtsalt ei olnud neid andmeid, eks ju, siis praegu on see luksus pikema ajalooga brändidel kasutada seda momentumit, jõuõlga, mis on siis kogutud 25 aastat järjest. Aga ma mõtlen seda, et kas selles meediapaljususes on ju, kui sina endine ikkagi meediaplaneerija ka, mis just soovitus on, et pigem nagu keskendu vähemale kanalite arvule, kus sa selle reach'i saaks siis maksimumi kätte, et see overlap ei ole sul lihtsalt võimalik enam teha. Ma räägin sulle nüüd, ma räägin kahe asja kõigepealt ära, et head, ma ikka viibin veel meediaagentuuride maailmas, kus 20 aastat olnud, sellepärast ma ütlengi, et kolleegid meediabrokerist tegid siis eelmisel aastal väikese analüüsi ja see oli päris huvitav. 1 sekundi päriselt nähtava reklaami 1000 näitamise hind ehk CPMV tegelikult näed visibility, eks ju, et on lihtsalt mehaaniliselt kõik kokku võetuna, kus on sul teatud kanalid, panevad raketina ülesse, aga sa paned väga olulise filtri peale, reaalselt nähtava. Ja sul ei ole vahet, mis kanali tüüp see oli? Ja nüüd siis läks huvitavaks asjad. Reaalselt nähtava, nii, eks ju. Raadio hommikul 30 sekki klipp, hind, 1 sekundi hind, 0,1 eurot. Internet päisebänner, 6,7. Sotsiaalmeedia bänner 17,5 eurot, välimeedia billboardi 3,8 ja tele 0,1 ehk siis see siis sotsiaalmeedia bänner, mida on sul pööraselt odav planeerida, sellepärast et sa tead ju ise, et Meta ei tunne sellist asja nagu riigimaksud Eesti Vabariigis, eks ju. Et see on kohalik meediatööstus, kes truult maksab kõik tööjõumaksud, kõik maksud, mis selga laotakse, kohalik meedia maksab truult ja need välismaised platvormid, kui üldse midagi maksavad, siis see on naeruväärne võrreldes nende üldmahtudega, eks ju. Kontakt on odav. Nii et esmapilk on siis selline, et ainult siis sotsiaalmeedias reklaami teekski, eks ju. Aga meediabroker on selle arvutuse ära teinud ja siis lihtsalt ma näitan sulle visuaalis, eks ju, et äkki läheb sotsiaalmeedia bänner pööraselt kalliks, eks ju. Et selle 1 sekundi hind päriselt nähtava reklaami 1000 näitamise hind, eks ju, et päriselt nähtav. Et ta ei olegi nii odav. Ta ei olegi nii odav väga äkki. Aga ma tean, mis seal... Ja teame, nüüd ütleme selle täpse siis formulari, kuidas siis see väga julm maailm tegelikkuses sulle nagu välja tuleb. Et las kolleegid meediabrokerist täpsustavad, eks ju, selle metodoloogia nad töötasid ise välja, aga siis see näitab sulle tegeliku 1000 kontakti hinda, eks ju. Ja nüüd läheme siis meediastrateegia juurde. Ja see on läbi ajaloo, need baasprintsiibid on samad.
vahet ei ole, et kas sa elad klassikalise meedia ajastul, kas sa kasutad kõiki siis digimeedia võimalusi, siis sa defineerid peamise meediakanali. Et põhimõtteliselt kõik valikud on vabad, see meediastrateegia jaoks, see tööriistakast meediatüüpide näol, see pikk loetelu siia tuppa ära ei mahu. ja siis sellel planeeringukeskusel, meediaagentuuril, kellel on ikkagi koondmahud on seal 100 miljoni ligi, eks ju, kes siis planeeringutööstuse, see on tööstusharu, eks ju. Siis see ongi nende spetsialiteet sellel pööraselt keerulisel ajal selgitada see peamine main media, peamine meedia. Mis tuleb sihtgrupist, eks ole? Oleneb sihtrühmast, whatever ta on. Mis iganes, ta ei ole ammu enam online, see jaotub ka juba sajaks. Ma saan aru sellest. Ja siis on niimoodi, et sa siis garanteerid selle peamise meediatüübi, sest eelarved on piiratud nagu alati, eks ju. Siis selle peamine meediatüüp peab sul lõviosa tööst ära tegema, mis puudutab katusehitust ja vajalikku siis nägemissagedust. Aga sa võtad nüüd, kui sa selle oled paika pannud, selle peamise meediatüübi, mis teeb päris suure osa tööst ära, siis sa paned talle appi teise meediatüübi, esimene toetav meediatüüp ja seal on siis, sa pead jälgima sihtrühma meediatarbimist, eks ju, et see peamine meediatüüp ei pruugi, oletame, sul on laiatarbekaup, kus sul on ostjaid seinast seina, eks ju, siis see peamine meediatüüp ei tee ühtlaselt kõigi sihtrühma liikmete jaoks tööd ära. Sa valid, ja see on juba planeeringukeskus ehk meediaagentuuri siis professionaalne roll, valida välja esimene toetav ehk teine meediatüüp, mis siis tõstab kõige rohkem katvust. See ongi siis selle planeeringutööstuse roll defineerida see teine, mis sulle visuaalis puust punaseks teeb selgeks, see meediatüüp tõstab kõige rohkem katvust. Nii, peamine meediatüüp, mida sa vaatad Reachi nagu ulatuse mõistes, mida ta peab selles sihtgrupis Reachi mõistes nagu olema? Tead, mis need kuldajastud on möödas, eks ju, et need ajastud on möödas, kus siis teleplaneeringuga siis sa said 80% sihtrühmast kätte teleplaneeringuga ja siis oli seal juba nullindatel tuli juba seda nii-öelda online inimesi juurde, kelle teleka vaatamine oli väike, eks ju, sellepärast, et iga meediatüübi tarbimine on normaaljaotus, eks ju, kui ta on selline klassikaline suur, jõuline, et on teatud osa on sul siis heavy userid, siis on medium ja siis on low, ja siis täiesti selgelt siis see telereklaam ka toona ei katnud ära ja see esimene oli siis online, mis siis pandi plaks, mis virutas kohe katvuse jõuliselt suuremaks, eks ju. Ja seetõttu siis oli, ma mäletan seda aastat, kas see oli 2007 või 2008, kus siis avaldati, toona oli see nullindate peamine ajakiri Piibel, minu jaoks oli AdMap. Kus olid siis maailma parimad case study'd ja mis on nüüd läinud edasi World Advertising Research Centeri databaasidesse, eks ju. Ja siis seal AdMapis siis avaldatigi kristomaatiline artikkel, et TV and online marriage made in heaven, eks ju. Eks siis, et sellise emotsiooni tekitajana laiatarbekaup, seinast seina vanuserühmad, siiamaani Lidl saab aru, et tuleb telereklaami teha, retailid saavad aru, et telereklaamita ei saa, ere näide, YouTube ei tee sul seda tööd ära, eks ju, siis loomulikult nad sama hästi teavad, et seal peab olema ka online väljund juures ja välimeedia väljund, mis tekitab seal teatud ostukäituses muutumisi, eks ju. Et siis kokkuvõtvalt see meediamiksi siis paikapanek, see on kogu aeg muutuses, selliseid hiigelprotsente Reachi saamises enam on lootusetu, siis jälle tekib see sama küsimus,
millest oli just juttu, et teatud siis established brands on ju paika loksunud brändid, kellel on ka olnud ühtlaselt 30 aastat reklaami ajalugu, siis ta naudib seda sama, mida naudib ka Coca-Cola, eks ju. Et no ütleme, Coca-Colaga on 100 aastat järjest on järjepidevat reklaami ja teatud asjad muutuvad absurdiks, et jõuluvana enam ei ela Lapimaal, vaid see on Coca-Cola autoga tuleb jõuluvana ja nii edasi, eks ju. Siis noh, ütleme, meil veel selle napi 30 aastaga pole veel tekkinud selliseid brände, mis hakkab võtma juba endale atribuute, mis on ammu juba ühest brändist väljapool, nagu Coca-Colaga on juhtunud. Ja see Coca-Cola on olnud 100 aastat telereklaami. Aga ma mõtlen ikkagi seda, et noh, kui ma siin, isegi kui sa võtad viimase 5 aasta, kui sa veel olid, eks ole, ja sa ütled tõesti, ühe meediakanaliga sa ei saa seda 78-90%, aga mida sa peamiseks meediakanali, mis see nagu miinimum reach peaks sul peamise meediakanali puhul olema? No tähendab, omal ajal oli siis see efektiivne sagedus teleplaneeringus, ma räägin nüüd Allist ajast, eks ju, ja need kõik on muutumises, eks ju. Aga toona oli väga lihtne teleplaneeringus, et oletame, et see nägemissagedus on 3 või enam korda. Eks see süke kristomaatiline siis no see on frequency. Nii, et kui palju sa pead ostma siis telekontakte, et nägemissagedusega 3 või enam jõuda 50%-ni. Ikkagi see 50 oli nagu see. No toona oli 50. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui sa täna peaks kellelegi nõu andma, eks ole, et kuule, et jah, see täiesti loogiline loogika, et võta üks peamine meediatüüp endale, üks puha, mis see on, eks ole, aga vaata, et miinimum selle meediatüübil oleks sinu sihtgrupis reach, siis sa ütleks, et 50 see peaks leidma või laseks juba madalamaks. Tähendab, tead, mis seda fraasi, väga olulist lausungit kasutas siis kõige esimesena, siis parafraseeris seda Toomas Hendrik Ilves ja ühe kristomaatilise majandusteadlase Keynesi siis lausungit, et vabas vormis vähelt tsiteerin, et härrased, kui ma näen uusi fakte, siis ma muudan enda arvamust, eks ju, ja andke mulle data. Eks ju, et praegult on vaja siis 2025 oktoobri seisuga, eks ju, on vaja siis, sa pead nagu vaatama andmetele peale natukene. No sa tegelikult puudutad, see on strateegia, millest me räägime, see on tähtis ja me ei ole nagu varem siin teistega seda konkreetset asja, see on spetsiifiline asi, see on hästi tähtis asi ja ma nüüd tulen jälle ringiga tagasi, miks see on tähtis. Kui ma küsin kõikide käest, et kumbast sa lähtust ka ideest või kanalist, on niisugune fundamentaalne küsimus, võiks öelda, et ei ole õiget ega valet vastust ja mulle tundub, et popp vastus on idee, et ma mõtlen idee ja siis ma vaatan, kus ma selle kanalis saan ja tegelikult mina kogu aeg viitan tagasi asjale, mida sa nüüd tood väga ilusti välja, mis vahet seal on, kui sa teed mega hea idee, mis on kanalis, kus su reach on 10%, mis vahe sellel on, kui sa peaks alustama sellest, et valime välja selle kanali, kus su reach on sihtgrupis maksimaalne ja vaatame seda formaati, mis me siis saame kasutada ja siis me mõtleme idee. Saad sa mu mõttest aru? Ja mina ei saa aru, kuidas nagu ei läheneta niimoodi. Põhiliselt räägitakse, hakkame ideest. Ja sa tõid ise välja selle pakendikeskuse. See on nagu viraalturundus. See on ühekordne asi, eks ole. Ja võib teist korda tulla kellelegi ühekordseid asju. Aga selle pealt sa ei saa teha suurte brändide strateegiaid, on mul õigus või ei ole mul õigus? Tead mis, seal on hästi palju vastuseid, kohe tuleb su sellest välja, et võtame selle viimase pakendikeskuse näite, et 2006 Cannes Lions ja siis ise tehtud reklaamide tippaeg, et oli siis sa olid in-house'is siis? Tähendab, toona oli veel isegi selline trend, et igaüks saab teha reklaami. User-generated natuke. Ja user-generated, eks ju, ja 2006 oli selle tippaeg ja siis oli siuke lugu, et mis me maksame reklaamiagentuurile kallist raha, et ideed on tänaval, et korjame need üles. Crowdsourcing. Ja crowdsourcing, just nimelt, tänavalt korjame need ideed. Ja tead, mis juhtus 2006? Juhtus selline asi, et siis massid ülla, kui nad üldse olid suutelised midagi tegema, siis natukene kopeerima tippagentuuride töid
siis jah, mõned ülimad edulugud tekkisid ja tead, 3 aastat hiljem kadus kõik, jah? Ei, 3 aastat hiljem, seepärast, et see idee kõik hoidsid kramplikult kinni, et crowdsourcing, et tegelik pulbitsev siuke loovus on tänavatel, miks me seda ei kasuta. Ja siis lähen 3 aastat hiljem rahvusvahelisele festivalile ja näidatakse neid samu näiteid crowdsourcingu edulugudest. 3 aastat käiatakse mingit 3-4 popimat lugu ja siis nagu vaikselt koputati õlale, et lähme nüüd rahulikult selle eluga edasi, et professionaalne loovagentuur siis oma väga andekate tüüpidega teevad sulle asja valmis, eks ju. Et crowdsourcing võrdub sellega, kui me hakkame siin kahekesi teineteisel hambaid parandama, eks ju, et ei oska sina, ei oska mina, eks ju, et ma ei lasekski, eks ju, sa ei tee seda aru, eks ju, et siis saadi aru ikka, et no crowdsourcing, et maksimum, mis oli kuidagi jämeda koomikaga vähemalt kopeerida mingeid parimaid tippagentuuride töid, aga see oli ka maksimum, eks ju. Nii et esiteks siis loovus peab olema professionaalne ja seal on ka väga selge strateegiad, ei saa ilma, eks ju. Ei, ma saan sellest aru, aga ma lihtsalt ütlen, et see nagu seisukoht, et ma justkui pean ütlema, et idee on kõige alus, ma ei leia, et siis on seal veel üks asi, et neid tööriistasid või selliseid mõttemänge, mida meediaagentuurid teevad, eks ju, et üks asi on üks puhas data, eks ju, aga siis on sul ka teatud, mida sa briefid, eks ju, et meediaagentuur, siis kui ta briefib loovagentuuri, siis me tegime omal ajal ikkagi Meediahouse'is ülipõhjaliku briefi, eks ju, ja eriti alguses on see tähtis, sellepärast, et siis sa saad selle brändi touchi kätte, eks ju, ja kõik, mis on seotud emotsionaalsusega, kõik, mis on seotud sul 100 asja, mis meil seal kõik kirjas oli, ja siis oli niimoodi, et sa tegelikult kaardistad, eks ju, kuivõrd palju peab ta siis muutma mingit emotsionaalset hoiakut või mis on selle kampaania eesmärk, eks ju. Et siis teatud kanalitel on need võimed muuta emotsionaalsed hoiakud erinevad paraku ja siiamaani, eks ju. Ja sul mingi kanal võib olla meeletult odava kontaktiga. Et see on täiesti arusaamatult odav, miks me siin pole kunagi olnud, eks ju. Ja aga tema võime, eks ju, kujundada emotsionaalsed hoiakuid on väga väike. Teoreetilises keeles räägitakse sellest asjast nagu impact. Impact, ja just nimelt impact on. Ja et üks sõna on veel tulnud juurde seoses nende digimeediate, sotsiaalmeediatega on see engagement asi, mida klassikalises traditsioonis meedias üldse polnud, eks ole. Kasutati ikka, aga ta tuli rohkem ta tuli online'iga. Ta tuli online'iga, see on päev selge. Sest seal sa said kampaaniale nagu vahetut tagasidet andnud ilma, et sa pidid sooritama selle teo, eks ole. Teisel puhul see engagement oli rohkem see, et ma siis läksin ja tarbisin seda või mitte. Seal on täiesti selge, et kõik need vanad head conversion funnelid, eks ju, et seal kõigepealt, eks ju, selleks, et ta üldse hakkaks suga tantsu lööma mentaalselt, eks ju, sa pead ta nõusse saama, eks ju, sa pead ta sinna 3-4 brändi karussellile, ma ei tea, need brändi karussellid võivad olla tänapäeval jumal teab kui suured, keegi ei istu Apple'i sellist... kategooriad hagunevad, ma kuulasin Saku õlletehase mingit intervjuud ja nad rääkisid ka, et ei ole enam sükst ühtlast nagu joogi kategooriat, et see on nagu nii hägustunud, et kust lähevad piired, et mis on maitsestatud vesi, mis on energiavesi, kust me läheme juba alkoholi poole, kus me ei lähe. Eks ju, ja seal täpselt selgelt, eks ju, sa siis suunad nagu emotsiooniga, eks ju, aga mingi hetk läheb asi konkreetseks, eks ju, et ka tarbija isegi nagu instinktiivselt palub reklaamija käest, et kuule, et mu emotsioon on üleval juba, mida ma tegema pean, ja siis oleks mõistlik talle väga otse öelda, et tee nüüd seda, et close the deal, eks ju, ja seal on close the deal kanalid, eks ju. Sa üldse räägid sellest, eks ole, et jällegi klassikalises kirjanduses räägitakse nagu brändi imidži kommunikatsiooni ja siis on see performance marketing ja nüüd meile öeldakse, et et enamust, mis me näeme, ongi ka nagu performance, kus see bränd on ja eks ta ongi niimoodi, et üha rohkem meil on vaja teha seda performance'it selliselt, et bränd on nagu present, et et ta on nagu segunenud üha rohkem olemuselt. Ja täpselt. Ja ütleme niimoodi, et need A ja B hakka pähe, et need ajad on ju lõviosale reklaamiturust ju möödas, eks ju.
et 90-ndatel tekkisid need esimesed, nullindatel tekkis juba etableerumine, eks ju, kõik on paigas, siis eelmisel kümnendil teatud muutused siiski olid, eks ju, mingid ühinesid, tekkisid suured nagu katusbrändid, eks ju, ja see nii-öelda brändiluuletus, et see on nagu Eesti tarbijale suhteliselt nagu pähe õpitud juba. Kuule, aga ma korra tahan sellest meediaagentuuri rollist veel rääkida, et kui ütleme see ajastu, mis me rääkisime, valdavalt Agency of Record oli meediaagentuur ja see tuli hästi palju telest ja tuli mahu kohustustest. Sa said paremaid nagu diile ja siis sa nagu panid lokku kogu selle strateegia ja sealt pealt tuli mõnes mõttes jälle see creative asi, on ju. Ja jälle, kas kanal või idee seal, prevalveeriv oli tegelikult kanal, on ju. Suurtel, ma ei räägi väikestel, suurtel oli. Ja nüüd, kui ma intervjueerin turundusjuhte, ma üha vähem kuulen, et Agency of Record üldse nagu eksisteerib, meediaagentuuri kasutatakse, ja ma küsin, et aga miks te nagu strateegiliselt ei tee suuri plaane, aga teleosakaal hakkab planeeringutes kukkuma ja see ei ole enam nii tähtis, meediale ei võeta kohustusi ja miks ei võeta kohustusi, sellepärast, et see annaks midagi mulle digitaalses meedias, sotsiaalmeedias, on ju. Ja seal on seda fluiidsust rohkem, on ju, sükst agiilset planeeringut. Ja mis on veel tähtis, et me osaliselt meediatüüpe enam meediaagentuuriga nagu lõpuni ei kata, on ju. Ma olen nagu küsinud, et influencer turundus, mis on ka meediatüübina nagu olemas, et kelle alla see käib ja siis nagu visatakse, et meie teeme natuke, aga selle peab nagu sisu ka tegema, on ju, ja sotsiaalmeediaga on täpselt samamoodi, et mingid meediatüübid on nagu läinud ka nagu sealt klassikalisest välja. Tegelikult, eks ju, see põhimõte kehtis ka nullindatel juba, eks ju, ja seda tegelikult, eks ju, nende see know-how, mis sealt kõik keskustest tuli, eks ju, siis on ka ajas ilusti nagu paika jäänud ja meedianeutraalsus, eks ju, et juba oletame, et kui nullindatel oli see maailm, oli natuke lihtsam, eks ju, oli selline klassikaline, eks ju, selline massimeedia kuldajastu teleplaneeringus ja nii edasi, eks ju, et ikkagi rõhutati, et ole meedianeutraalne enda meediastrateegia ehitamisel, eks ju, et jälgi, mis on su kliendi vajadus, selita see välja, tee tööd sihtrühmaga. Ma mäletan seda, et tuli konkurss, eks ju, siis kõige esimene asi, kui oli tegemist mingi fast moving consumer goodiga, siis sa lähed ostukeskusesse. Sa lähed spetsiaalselt nagu jälgid ja käid nagu selle kliendi kingades, eks ju, ja meediaplaneeringus, eks ju, et see on vajalik, on ju, et sa kõigepealt vaatad, mis on seal see seis. Minu esimesed rissed meediaagentuuris, meediaus, kas 2001 või, sai tehtud ühte majoneesi maaletoojat, eks ju, ja siis oli, kuidas saada jaekettidesse, eks ju, et jutt tegin sellest, et sa näitad, eks ju, enda perfektse teleplaneeringu, kus on nii palju vaeva nähtud, et kõik need parimad reach'i ehitajad, frequency ehitajad, saated on kõik valikus ja kõik on, see on kõige efektiivsem teleplaan. Ei, ma käisin tal ja helistasin talle. Kuule, sul on Selveris siin, olen siin Järve Selver, päris suur teine. Kus sa oled siin? Ise lubasid, et jah, aga sa räägid nüüd mõnes mõttes väljapoole turunduskommunikatsiooni agentuuride või töötajate nagu mis on nende nagu roll, on ju, et see oleks olnud siis nagu turundaja roll, et seda ta nagu ei teinud siis ära korralikult. Ta oli nii palju väike ja ta ei saanud võtta endale below the line agentuuri. Aga siis nullindate arengus siis oli mul selline kokkukasvamine below the line agentuuridega, et see oli lihtsalt iseenesest mõistetav, eks ju, et sa juba 20 aastat tagasi sa kasvasid väga kähku sellest puhtast teleplaneeringust välja. Sa olid turundusümarlaud kui selline, mis on ainus toimiv tööriist, eks ju. Siis tuli seal kõigepealt below the line'id, tulid mõlemad Kristjanid, kellele tervised, eks ju. Siis tuli seal PR agentuurid, eks ju. Et ma toon sulle selle näite, et sai tehtud ju nullindatel Euroopa Liidu referendumi kampaania.
fenomenaalne asi, kus otsustati jah või ei, poolt ja vastu oli 50-50, see ei olnud niisama. Teise samba kampaaniad, need kõik olid konsortsiumid ja mida me toona tegime siis Saatchi and Saatchi ehk praegune taevas, Hill and Knowlton, eks ju, et juba toona sa tegelikult käisid ringi sellise ökosüsteemiga, kus oli kaetud juba kõik erinevad valdkonnad. Ma sellest printsiibist saan ka aru, aga ma lihtsalt tahtsin viidata sulle seda, et mis ma näen nagu tänapäeval toimub, et et kuna meediaagentuur ise ei ole kõiki nagu meediatüüpe nagu otsustanud, et kus see piir lõpeb ja kus ei ole, mida ma siis tahan teha või mitte, siis on toimunudki, et mina ütleks, et ta tihtipeale ei ole enam strateegiline esimene partner, et valitakse nagu... Ma ei oska seda viimase 5 aasta arenguid kommenteerida. No ütleme niimoodi, et kindlasti on see juhtimisotsus, eks ju, et oletame, et sul on meediastrateegiaks vajalikud kanalid siin ees, eks ju, sul on siin, eks ju, tööjõud on 20, 30, 40 inimest, eks ju, kuidas nagu sõltuvat agentuurist sul inimesi on, eks ju, mis on see eeldatav meediakäive ja tulem per tööjõuühik, eks ju, ja siis sa hakkadki nagu vaatama, et kas neid sotsiaalmeedia postitusi, kui vajalik see on, eks ju, või teeb seda mingi spetsialiseerunud agentuur, kes oleks nagu ikkagi sellest turundusümarlaua kontseptsioonist lähtudes 100% integreeritud sellesse ökosüsteemi, mõistad, eks ju, et nüüd ehk teiste sõnadega ma hetkel eemal olijana, ma ei saa kommenteerida meediaagentuuride juhtide otsuse. 5 aastat ei ole tegelikult nagu Eesti tingimustes nii pikk aeg, et ega inertsist asjad toimivad ja üks asi, mis mina ütlen, et me oleme nagu käinud üle, et siin saadetes ka, et agentuurid magasid maha interneti tuleku, agentuurid magasid maha sotsiaalmeedia tuleku, agentuurid magavad praegu maha tehisintellekti tuleku, sellepärast, et olemasolev business mudel seda ei toeta ja et ma tulen nüüd meediaagentuuride juurde tagasi. Meediaagentuurid business mudel on esindada meediaid, eriti Eesti meediaid, eks ole, ja nad kompenseerivad siis nende lepingute alusel ennast seda, ei müüda kunagi nagu leti hinnaga, müüakse alla, eks ole, leti hinna ja saadakse oma protsendid sealt, ja sellega oli ilge teema, eks ole, et läbipaistvus, lõpuks tuli see kõik välja, ja siis saadi nagu aru, kuidas käis. Nüüd niipea, kui tuli internet ja tuli Meta oma asjadega, tuli Google, siis nendel ei ole sellist süsteemi. Ja nüüd see ei läinud selle klassikalise meediaagentuuri süsteemiga, et kuna ju saadi protsenti planeerimisest pluss siis nagu vahendustasusid, et nüüd justkui mingid tunnitasusid, seda ei tahetud maksta, sellepärast ei tahetud pikalt võtta ka seda asja üldse omaks, et mis interneti asi, eks ole, et see on mingi internetiagentuurid, aga klientidel oli seda vaja, toimus esimene lahknevus, sotsmeediaga oli sama asi, ja ma ütlen nagu seda, et me oleme siin nagu arutanud teistega ka, et tegelikult oleks õiglasem, eks ole, et klient hakkab maksma tunniplaneerimistasusid, võib-olla kontseptsioonitasusid, nii edasi, ja seal võib olla ka mingid vahendusprotsendid, aga et sellisel juhul me oleks kaetud ühtlasemalt läbi oma meedia sellega ja siis on tõesti meediaagentuur kõikides aspektides super, aga selleks ei ole turg valmis, sellepärast et viis, kuidas me oleme äri teinud ja kuidas on ostetud, ei ole see, on mul... Tead, mis ma oskan nüüd nii palju öelda, et kui ma mäletan seda nullindate rock and rolli, sellepärast et ajast oli teine, eks ju, kõik enne seda majanduskriisi, eks ju, et kui ma mõtlen neid erinevaid projekte ja need tegevused, mis ma seal tegin, et see spekter oli toona juba seinast seina. See oli, et mingit teatud projekti teha, oli Respublika Europarlamendi valimised, minu meelest kõige esimesed, mis meil üldse olid, eks ju, ja tuleb uus erakond. Ja mis tal siis oli? Tal oli välimeedia, nagu kõik teavad, eks ju, ülioluline ja kõik olid loomulikult ära pukid, eks ju, et kõik teised erakonnad... Tavaliselt eelmine valimine juba on järgmised valimised ammu paika. Kõik ammu paigas. Ja vahet ei ole, et esimesed europarlamendid, aga see kõik oli ka juba ammu ära pukitud. Ja mis siis tegime? Vaatame, et trolliliinide postid, täitsa huvitavad, paneks plagu vahele. Ja siis oli niimoodi, et siis okei, paneme plagu vahele. Mina näen Tipa-Tapa, toona oli Keemia tänaval ja on ka siiamaani seal sama see meediaausi kontor ja lähen üle Tipa-Tapa üle Paldiski maantee trollide sinna peakontorisse ja kuulge, mul on raha tahate? Jaa, paneme plagud vahele. Okei. Ja siis lähen Tipa-Tapa linnavalitsusse, toona oli veel see aeg, kui Reformierakond ja Respublika olid ilusti ühes paadis.
et linnaametnikuga, et kuule, teeme nüüd nii, et siin ilusti saame loa, eks ju, et huvitav asi ja kasutame ära, luba tuli. Nii, siis hakkas tootmine, aga tootmine ja millegi uue tegemine Eesti meediasüsteemis on kohutavalt painajalikult raske, sellepärast et see väike trots ja jonn, et me oleme kogu aeg nii teinud, mis me peame teistmoodi tegema, et saad aru, et tehnilist lahendit leida, me käisime läbi lugematu arve pakkujaid ja lõpuks siis üks väga tubli väike kollektiiv tegi selle ära, eks ju. Ja panimegi oranžid, jõhkrad plagud siis nende trollipostide vahele. Ja toonas Eesti Päevalehe juhtkiri siis Europarlamendi valimiste päeval. Või oli see hiljem? Ja see oli esmaspäev, jah, järgmine päev peale valimisi. Ja terve Tallinn oli värvitud oranžiks. Ideest saad aru, et mis oli tavapärane seis enne valimisi, et ei olegi pindu, mis siis saab, kahju, jah. Aga loovlahend, et ehk siis teiste sõnadega, et meediaagentuurina siis me tegutsesime siis uue meediapinna välimeediasse loomisega, käisime siis neid kooskõlastamas siis kõigepealt trolli, mis iganes selle depoo pealik on, eks ju, siis linnavalitsuses, eks ju. Me tegelesime kõige muuga, kui tikkida mingit tavapärast meediaplaani. Ma olen sellega nõus ja ma ei ütlegi seda, et meediaagentuurid ei tuleks välja ka ühekordselt. Aga seda ei ole liiga palju. Aga see ei lähe tegelikult selle äri loomuga kokku, sellepärast et sa saad äri ajada siis, kui sul on asjad efektiivselt välja töötatud. Ja just nimelt. Ja ma räägin nagu üleüldisest nagu selle valdkonna nagu lähenemisest, on ju, et mis ma nagu täna näen, eks ole, et mille pärast on ju. Ja nüüd võib-olla siit oleks hea tulla sellesse meediapoliitikasse, mida sa juba nagu mainisid, Meta ja Google'i olukord. Ja mul oli, Maris Lüütsaluga oli intervjuu, on ju, ja ta rääkis ju samat juttu. Ja siis minu vastuargument, mul on üks väga tugev vastuargument seal olemas, on ju. Minu vastuargument on see, aga mida on Eesti meedia teinud, et seda väikest raha, isegi kui sa näitad mulle seda, et sotsiaalmeedia postituse hind, viewable, eks ole, hind on väga kõrge, et väikest raha lihtsalt kokku korjata, mitte midagi. Ta tunnistas, et see on liiga kallis. Ühesõnaga, et tegelikult kui Meta ja Google on teinud väga lihtsaks sul 200-300 euro panustuse pandmine, mis ei ole tuntav, eks ole, siis Eesti meedia ei ole mitte midagi selleks teinud. Ta ei võta selliseid süsteeme automaatselt, ta on teinud projektiks kõik ja see projektid tähendavad kalleid asju, hakkame rääkima mitmetest tuhandetest, et see on minu kriitika selles suhtes, et pole mõtet rääkida ennem, kui sa teed turule, kus on mingi 170 miljonit raha läheb malja, teed asjad lihtsamaks ja siis me jõuame jälle, vaata nagu sa alguses ütlesid selle ka mõõtmisele, on ju, et mingid asjad justkui on väidetavalt liiga kallid, et Rüütsalu ka ütles, et see on liiga kallis teha, aga ma ei ütlen turundajana, et aga ära mulle anna samusid tööriistu, need ongi kallid tööriistad, tee lihtsalt tööriistad, et ma üldse midagi saaks osta. Kas see kriitika on põhjendatud või ei ole, sa oled olnud ringhäälingutes? Ei, tähendab, seal on siis, kõigepealt, eks ju, see küsimuse esimene pool oli sul küsimuse meediaplaneeringut teostava organisatsiooni nagu strateegiline otsus, eks ju, et oletame, et seal on alati nagu kaks poolt, on ju, ma hoian kõik in-house ja ma teen kõik väljundid ise ja ma tean, et kui ma teen seda postitust, siis see ei ole see koht, kus ma teenin, on ju. Nii, see on nüüd puhtalt küsimus agentuuri juhile ja omanikele, eks ju, mis on nende strateegiline otsus, eks ju. Teine pool on siis see sama Facebook ja Meta tervikuna ja Google, eks ju, see on selge, et teatud kontaktihinnad, mis on seal pööraselt odav, eks ju, et kui nüüd lajatada selga kõik tööjõumaksud, kõik riigimaksud, kõik maksud, eks ju, see pilt muidugi muutuks, eks ju, ja siis ma mäletan, et raadiote ja teledest võideldes siis selguski, et 2023 kolmas kvartal oli siis esimene kvartal, kus siis Google'i riigimaksud ületasid
kvartalis, 3. kvartalis €1 piiri, eks ju, et sisuliselt, eks ju, sa Google'i mahtusid tead, eks ju, need on kümnetes miljonites, on see 70 miljonit, 80 miljonit, vahet ei ole, eks ju, ja see pealt siis riigimakse maksta siis 4 korda 1 on 4 miljonit eurot, eks ju, see on päris hea ärimudel, eks ju, et see täiesti selgelt on võimatu kohaliku meediatööstuse jaoks, kes on truult kõik need riigimaksud maksnud, eks ju, et sealt juba tekivad nagu kohad, kus see asi läheb kaheks. Siis teine piirangud ka mis iganes muus vallas. Mul on siiamaani meeles, et istusime Rahandusministeeriumis reklaamiseaduse arutelu, nagu neid olnud ja nagu sa tead, pole kuhugi jõudnud, eks ju. Aga oli siuke väike istumine ja see aasta võis olla 2019, igal oli enne koroonat, eks ju, ja Trump oli veel võimul. Ja see oli niimoodi, et käis läbi, et mida võiks teha siis ettepanekuid teatud piirangutegi tegemiseks sotsiaalmeediale, nendele platvormidele. Kui Rahandusministeeriumi tuppa, kus see arutelu toimus, siis kogu siis reklaamitööstuse seltskond oli koos reklaamijate ja kõige regulaatoritega, eks ju. Ja siis sinna jookseb siis Rahandusministeeriumi ametnik. Unustage ära igasugune piirangute mõtleminegi nende platvormide asjus. Te panete ohtu meie liitlassuhte. Eks ju, et see on selge, et nad istuvad eri staatuses, eks ju, ja seetõttu siis neid nagu ohjata, panna mingite teatud regulatsioonid on nad siiski aja vältel ikkagi sunnitud vastu võtma ja need on hästi palju käinud. No isegi nüüd nende valimisreklaamidega, et nad nüüd ütlesid, et nad ei pane selle pärast, et seal on piirangud nii suured, on ju, et see isegi nagu rääkis meie kasuks. Ja see isegi oli jah, siuke õudselt hea moodus ja TTÜ siis vastutav ametnik siis leidis, et ega siin ka kohapealsed võivad 10. oktoobrini siis natuke vabamalt neid asju võtta, et väga karmid nõuded rakendusid siis peale 10. oktoobrit. Ja siis me nägime neid, oli tegelikult ilusti ilmunud Delfisse ja Postimehesse need ja Sky Medias ma vaatasin, isegi list oli olemas, aga oota, ma mõtlen seda ühesõnaga, et ma olen nõus sellega, et peaks olema õiglane, ühtlane konkurentsisituatsioon. Ma olen nõus sellega, et nad peaksid maksma sarnaseid makse, mis teised. See ei ole nagu meediapoliitika mõistes, ma olen siin täiesti, ja kuidas seda rakendada, eks ole, et see ongi organisatsioonide mõnes mõttes lobiga küsimus, et nad saaks sellest aru. Aga tuleme tagasi sinna, et kui tuleb välja, eks ole, et siin erinevatel estimate'ide järgi, eks ole, kuskil 60+% läbi meediaagentuuri tulevate rahade on see suur brändid, eks ole, ja siis see, ütleme, et siis 40% on kohalik raha ja see teine 40%, mis sellest 11 agentuurist läbi käib, on ka suurte tegijate raha, sellepärast, et kui me oleme küsinud, et mis võiks olla selline nagu hea suurus eelarvest, kus sa juba vajad nagu meediaagentuuri ja meediaagentuur võiks võtta sind partnerina, poliitiline vastus on see, et kõik on teretulnud, aga tegelikult on ka öeldud, et et võiks olla seal 5-10 000 vahel, eks ole, kuu kulutused on ja me jõuame, eks ole, 50-100 000 peale. Need on suurtegijad kõik. Nii, ja see, ma nüüd jõuan tagasi sellele, et tegelikult see 100 miljonit, mis on meie meedia raha, mis käib läbi tegelikult enamuses, võib-olla mitte 100%, ütleme näiteks 80%, läbi nende 11 agentuuri, kes teenindavad suur välismaa kliente ja suur Eesti kliente, aga ei teeninda väga paljusid juba oma olemusel järgi, pole lihtsalt nagu siukseid loogikaid. Neid väikseid, kust läheb see Metasse ja Google'isse, mina isegi väidan seda, et tegelikult ei ole vahet, mis on Meta või Google'i hind, sellepärast, et asi on tehtud niimoodi, et sa lihtsalt ei saa osta teistmoodi. On mul jälle, kas ma loogiliselt mõtlen või mõtlen? Ma nüüd ei oska kommenteerida seisu viimase 5 aasta jooksul, aga sellest siis kuni 2020, siis tegelikult oli niimoodi, et väga hästi mäletan mingit Prantsuse kosmeetikabrändide aasta eelarveid, mis toona veel pandi ainult telesse, lihtsalt tehti paar flighti, paar väikseid kampaaniad, oli 20 000.
eks ju, ja selle peale Eestis, eks ju, Eurot oli aasta eelarve teles ja oigus tehti Baltikumis mitmeastelisi konkursse, eks ju, et kakeldi ikkagi oluliselt väiksema raha peale, kui sa siin mainisid, eks ju, nii et eks siis need agentuurid on ikkagi, neid on palju, eks ju, et sisuliselt kogu globaalne kõik võrgustikud on Eestis esindatud. Ei, ma saan et teiste sõnadega, kindlasti see aasta eelarve on palju väiksem, mille nimel ikkagi ka konkureeritakse, aga nüüd teatud otsused, teatud meediatüüpide vallas, et oletame, et tal on 10 000 on ta sotsmeedia eelarve, eks ju, ja et kas meie agentuur hakkab seda tegema, vaata, siin sa pead tegelikult siis nii-öelda istuva meediaagentuuri juhi ette võtma aastal. Ei, no nad käivad ka ja me räägime, aga lihtsalt ma tahangi sulle öelda seda, et ega võetakse kõik raha vastu, see ei ole küsimus, aga ma lihtsalt tahan öelda nagu loogilises mõttes, et kui sa seda agentuuri kõikide nende spetsialistidega üleval pead, seal on sul loogilised tunnihinnad, mida sa pead tagasi teenima ja siis tulebki see, et sa ei saa tegelikult sa ei saa teenindada klienti kasumlikult, kui tal on paar tuhat eurot see eelarve, lihtsalt ei ole võimalik. Ma toon sulle näite, et ma müün neid tarkvara litsentse, on ju, et võib-olla kliendi jaoks on tähtis üks Adobe litsents, on ju. Ma müün seda kahjumiga, sellepärast et see aeg, mis läheb tema teenindamisele, ei ole mõistlik, on ju. Ja lihtsalt on nii ja tegelikult sellepärast ongi suured meedia või tähendab need tarkvarafirmad teinud selle self-serve'i. Et kui sul on ühte vaja, siis sa mine osta sellepärast, et ma ei anna sulle seda lisaväärtust. See lisaväärtus hakkab mingist hetkest, aga ma lihtsalt tahangi nagu öelda, et me oleme natuke kahvlis sellega ja mis me vaatame meediamajadest endast, on ju. Et Äripäev ju teeb väga edukat äri, aga ta on palju kaugemale läinud ajakirjandusest, on ju. Ta teeb väga palju üritust, aga miks ta teeb üritust? Sellepärast, et ta põhiäri ei kasva niimoodi. Miks ta ei kasva? Sellepärast, et seal on teatud piirangud ostmise osas, on ju. Ja nüüd on jällegi küsimus minu meelest meediamajadel ja ühiselt nagu, kui sa ka nagu ringhäälingute selles, peaks olema see eesmärk korra nagu aru saada, miks me ei saa väiksemaid kliente teenindatud lihtsalt automatiseeritud viisil, eks ole, see bare miinimum. See on täiesti omaette küsimus, et eks ju AI on pööraselt muutnud meie ärimudelit, kui kiirelt keegi kohandub sellega, et ja sealt johtuvalt on seda siis mida nüüd AI on ju kõikjal teinud, eks ju, et seda musta tööd on ta võrratult vähendanud, eks ju, et põhimõtteliselt mulle just räägiti advokaadibüroodest, eks ju, kus siis see vana nii-öelda püramiidne ülesehitus, kus noored algavad juristid tegid selle musta töö, kesktasand pani selle ilusasse pakendisse, ülemine tasand siis müüb maha, siis see on praegult kokku kuivanud selliseks, eks ju, et all on AI, on kesktasand ja siis endiselt, nii et see 2 ülemist on ainult samaks, aga alumine on kõik nagu haihtunud, eks ju. Et ja see kõik on juhtunud viimase aasta-kahega, ehk siis see sama küsimus on ju, et kuidas ta see sama ärimudel tõsta meediaagentuuri, et jällegi, ma ei ole ligi, ma ei tea ja seal tuleb teha need kalkulatsioonid, et milleks on võimeline AI, et neid protsessi automatiseerida. Ei ega seal meediaagentuuri pruugigi midagi saada, see on nagu meediat asi, aga ma lihtsalt nagu ütlen, et ma olen ju nõus sellega, eks ole, et konkurentsisituatsioon peab olema sarnane, nagu ma ütlesin, on ju, aga meil on ka midagi vaja teha, on ju. Või teine asi on, kui sa vaatad tele poole pealt, on ju, et tegelikult, mis on telede kõige suuremad konkurendid täna, on ju voogedastusprogrammid või ütleme siis nagu keskkonnad, on ju, ja YouTube. Ja tegelikult võib-olla isegi YouTube on veel suurem. Ma vaatan noortemate pealt, tegelikult nad ei võtagi enam seda tavatelefoni ette, eks ole. Et nüüd, kui ma hakkan nagu mõtlema selle peale, et mis on üldse tele tulevik, on ju, et mingi osa sellest vananevast vananeb, et on alati küsimus, kas sul on nagu saated, asju, mis tõmbab sisse. Praegu nad isegi ei lähe sealt YouTube'i keskkonnast välja, on ju. Et seal on nagu, minu ütleks nagu jätkusuutlikkuse küsimus on väga suur, on ju. Seal on, eks ju, mis on nagu siiamaani nagu telega töötanud, eks ju, et põgusalt oli sellest ka alguses juttu, eks ju, et mul lapsepõlv, eks ju, siis 8. eluaastast kuni 21-ni, kuni välja kujunenud isiksuseni välja, eks ju, siis ma elasin sõna otseses mõttes Kalevi jahtklubis.
eks ju. Ja need kõik langesid siis 80-ndatesse jämedalt, eks ju, mis oli teleka vaatamise tippaeg, eks ju. Ja võt 80-ndatel minu teleka vaatamise mahud olid võt täpselt nii suured, eks ju. Ehk siis, et siis juhul, kui nüüd hakati nagu seda meediapäeva kokku panema, mida on tegelikult läbi ajaloo tehtud ja ülla, kui siin nagu 20 aastat tagasi tulid esimesed muutused, kus strukturaalsed muutused, kus siis online esimest korda sisse murdis ja hakkas muutma seda meie senist meediapäeva ehk meediakanalit, mida me päeva jooksul tarbime, eks ju. Siis sealt tekkis nagu mingisugune nagu narratiiv, et noored enam ei vaata telekat. Halloo, nad pole kunagi vaadanud, eks ju. Ja mida ma tahan öelda on see, et siis nüüd telekas tuleb sul siis sellise kamina asemel sisse, kui sul tekib esimene oma kodu, eks ju. Ja see kogu aeg lükkub ta edasi, eks ju. Et kui meie põlvkond alustas 57 aastat vana kahekordne vanaisa, eks ju. Et see sai 21 aastaselt, eks ju, sisuliselt sai nagu kokku kolitud, eks ju. Et see kokkukolimise aeg on ka nagu natukene päris kõvasti edasi läinud, eks ju, et 30-ni vähemalt, eks ju, no esimene kodu ja kõik muu. Esimene kodu ja siis, mis sinna tuleb, on ju, siis tuleb sinna ilusti suur telekas, eks ju. Ja siis, kui teine pensionisammas vabaks lasti, siis taksojuhid ütlesid, et selle raha eest tehti 2 asja. Sõideti metsikult taksoga ja taksoga toodi koju kõige suurem telekas, mis taksosse mahtus. Eks ju. Ehk siis 2022 seisuga siis oli Dream About massil oli siis seesama ilus viimase maili telekas tuua koju, mis siis oli jube hea kuulata, et olles esindaja Ringhäälingute Liidus. See, kuidas ta võib olla seda teise samba raha välja võetud kasutas, on omaette küsimus. Aga see, kuhu ta kanaliseerus, oli tugev indikaator. Nii, aga noortega on nüüd niimoodi, et sul on vaja pidevat tööd teha. See aeg, kui siis televisiooni relevantsus tarbitava meediana, kus ta hakkab nagu tõusma, eks ju, siis see lükkub edasi. Jah, ta läheb teistele platvormidele. Seal ongi sul seda, et sul lineaaris ei vaadata pühalikult, vaid vaadatakse järel erinevate platvormide pealt, mida kohalikud telekanalid sulle pakuvad. Eks ju, et sa pead sellega kaasas käima, et sa pead olema kõikjal läbi nutiseadmete kätte saadav. Ja see on siis kõigepealt teleplatvormid, eks ju, ja teiseks ma tahaks kindlasti rääkida radio playerist, eks ju, et põhimõtteliselt siis raadioga on sama lugu, et siis raadio kuulamine kodus Eestis ja töö juures on pööraselt suure osakaaluga, kui me võtame nagu globaalset maastaapi, eks ju. Eesti on väike maa, sul ei ole vaja sõita 2 tundi töö juurde, mis hiigelmaades on paraku tavaline. Ja siis seal on pööraselt suur nagu autos kuulamise osakaal. Nii, meil on praegult siis vaja katta, ma toon näite nüüd raadio kuulamisest, eks ju. Sa pead katma kõik nutiseadmed, mis on vähegi olemas. Ja radio playeri mõte, millega siis ühines Eesti raadiotööstus 24. aasta jaanuaris, ehk siis 2 aastat tagasi, eks ju, tehti üks parimaid lepinguid Euroopa tasandilgi, kus ühe lepinguga kaetigi kogu Eesti raadiotööstus. Kõik kommertsid ja Rahvusringhääling. Ja mis see leping on? See leping siis tähendab seda, et nende lepingus osalejate liikmesorganisatsioonide raadiojaamad ongi esindatud Radio Player Eesti platvormil, eks ju. See raadioorganisatsioon, kes on selle lepingu liige, teeb ise enda otsuse, eks ju, et missugune veebijaam on sinna pandud, eks ju, aga need, mis on sinna pandud, soovitan kindlasti radioplayer.ee koduleht ette võtta ja sealt see äpp endale alla laadida, eks ju. 8. põlvkonna radioplayeri äpp on fantastiline, julgen lubada. Siis selle sama äpiga siis sa kuulad raadiot kodus läbi nutiteleri. Et mul oli, kui äge tunne oli, sellepärast, et ta ilusti peegeldab sinna ja sa kuulad raadiot läbi nutiteleri. Väga paljudes kodudes on nutiteler kõikide meediate kasutamise koht, eks ju. Siis on sul loomulikult telefon peegeldab autosse, juba on radio playeri tehtud lepinguid 10
varsti 20 autotootjaga maailmas, kus siis ta on installeeritud juba autosse. Ehk siis põhimõte on selles, et kõik visualiseerub, raadio ei ole ammu enam ainult audio. Raadio selle läbi radio playeri on sul siis visuaalis tulevad sulle esitaja, selle ansambli, laulja, foto, nimi, laulunimi. No see laulunimi ja kõik, need on juba ammu võimalik tehnoloogiliselt, aga juba tulevad sul selles auto ekraanidel, mis järjest suuremaks lähevad ja see uus põlvkond, kes sul peale kasvab, eks ju, nende järgi ju need autosid tehakse. See auto, mis siis 5 aasta pärast läheb tootmisesse, seda planeeritakse praegu. Nii, okei, ma saan sellest tehnilisest võimekusest aru, on ju, ja sellest saan ka aru, eks ole, et teler kui tehniline vidin on kindlasti kõikidel olemas, no valdaval osa on olemas. Nüüd on lihtsalt küsimus on nagu 2 asja, et kas me teeme lahti need klassikalised telejaamad, on ju, või läheme nendesse äppidesse, sest YouTube'is väga paljud ju vaatavad ka läbi teleri juba, eks ole. Ja või noh, umbes võiks öelda, et selle raadioga on sama küsimus, on ju, et noh, et tahad taustaks panna, siis võid nagu panna, aga raadio konkureerib sul Spotify'ga, konkureerib sisu mõistes podcastidega, kõike sellega, on ju. Ja nüüd on järgmine küsimus on see, et ma näen ainult lineaarsete kanalite, kaasa arvatud selle raadio puhul võib-olla, ma näen ainult mugavust. Et see on nagu natuke DJ, kes on sinu eest teinud ära valikud, et sa ei viitsi valida, eks ole, sa paned ta käima. Et kindlasti mingis osas mugavusvalik jääb, olenevalt sihtgrupile, mida vanem sihtgrupp, seda rohkem seda mugavusvalikut on, et sa aktiivselt ei taha teha, on ju. Ja seal võib olla ka natuke keeleline küsimus, on ju, et ma ei taha siin teha nagu liiga ka noorte suhtes, aga noh, et võib olla mingi osa Eestist nagu ingliskeelse keskkonnaga on nagu rohkem sina peal, teine osa tahab saada eestikeelset keskkonda rohkem. Ei tea, ei ole vaadanud niimoodi, on ju. Aga see võiks mulle nagu olla, on ju. Aga ma lihtsalt kui ütlen, et fundamentaalselt ma arvan, ikkagi on neil raskusi tulevikus uue generatsiooni, kes läheb vanemaks, mis võttis üle selle, et noh, nüüd ta ongi mul seal taustaks, sest sul on nii palju muud võtta. Meediapäev siis on tegelikult selline, et kõige, mida ka Emor nagu mõõdab, eks ju, et kõik meediatüübid päevas kokku on tubli tööpäev, eks ju, ja pikemgi, eks ju, pikemgi. On olemas taustameediumid, eks ju, ja selleks on, noh, klassikaline näide on raadio, mida siis endiselt kodus ja siis töö juures väga palju kuulatakse, eks ju. Ja selline nagu peameedium tähelepanu pöörast poolest ja see on täiesti selgelt on see tele, eks ju. Et ja siis töö käib ja noored, sa pead temani jõudma selle sama siis mis iganes uue nutiseadme. Et seda ta siis ei muuda, et ta ei vaata näiteks telefoni. Ehk siis sinu see kohalolek telefonis on möödapääsmatu. Eks, ja selleks ongi radio playeri äpp ilusti, ta peab klikkad lahti, see äpi disain ja arendus peab olema üks ühele. Mis iganes Apple'i enda asjadega. See, nii et ütleme, see on radio playeri puhul nagu tehtud, siis see sama siis telekanali väljund selles nutiseadmes peab olema sama laitmatu, eks ju. Ehk siis teiste sõnadega, et mida siis klassikaline meedia peab siis igal juhul garanteerima uue põlvkonnaga, et tema kohalolek nutiseadmetes on sama laitmatu nagu nende teiste konkurentide oma. No, sellega ma olen nõus ja eks see switch ei toimu ka nii kiiresti, on ju, aga kui ma vaatan reklaami andja seisukoha pealt, siis tekib nüüd 2 asja. Esiteks see, et meil tulevad ju noored turundajad peale, kelle meediaharjumus on hoopis teine. Ja nendele ma ei kadesta üldse raadioinimesi, kelle jaoks see, mis mõttes raadio, ma ei kuula, ma ei sõida ise autogagi, eks ole, millest sa üldse räägid, on ju. Või teine asi on teles, eks ole, et ma ei vaata telet, ma vaatan neid asju, nad lähtuvad iseendast, noh, siis sa näitad, eks ole, mingisuguseid numbreid, ütled, et näete, ülejäänud Eesti vaatab nii, aga tal on raske sellega harjuda. Ja järgmine asi on see, et isegi kui me räägime järelvaatamisest, on ju,
et fakt on see, et noh, näidatakse küll, et justkui vaadatakse jälle mugavuse mõistes, lastakse see reklaam ka seal ikkagi nagu joosta, aga väga paljud ikkagi hindavad oma aega ja scrollivad selle üle ja nüüd see on väljakutse tegelikult reklaamijale. Teem, seal on sul mitu küsimust üleval, eks ju, et mis siis nagu selgus, et täiesti ootamatul kombel see scrollimise asi on ka üle elatud. Õudselt oluline on teatud reklaamil see esmakontakt, eks ju, et ta mingis olukorras selle reklaami nagu vaatab üle ja tekib seal isegi see 3 nägemissagedust, kus esimene kord võetakse omaks, teine kord hakatakse süvenema ja kolmas kord siis juba midagi jääb meelde sealt, eks ju. Ja siis on mingi fenomen, et kui sa nüüd 2 korda kiirusega scrollid, et siis ei jugu midagi. Siis see jookseb sul kiirelt ajust läbi, sa protsessid selle ära ja see kõik asjad, nii et see, sa ise ei mõtle, eks ju. Ja teine asi, et Robert Heath ja kogu ülejäänud seltskond tegi 2000 alguses fenomenaalsed uuringud ja jälle UK, loomulikult maailma parim reklaami efektiivsuse uuringute maa pika puuga. Ja nad täiesti ootamatult nad avastasid telereklaami puhul, mis töötab samamoodi ka raadioreklaami puhul. Nad avastasid sellega, et meil on olemas otsene tähelepanu ja see on see, kuidas sa mind kuulad, eks ju. Et vaheteval sa oled nõus muga ja vaheteval ei ole, eks ju, see on normaalne diskussioon ja sa kogu aeg otsese tähelepanuga siis töötled seda infot, mida mina sulle edastan, eks ju. Siis Robert Heath siis leidis Hidden Power of Advertising raamatus, kristomaatiline raamat, väljaandmise aasta 2002, eks ju. Et ta leidis seda, et telereklaami pausi ajal siis tõuseb see inimene ülesse ja natuke toimetab. Ja nagu sa tead, telereklaami pausi ajal helinivoo on päris kõva, eks ju. Ja siis on ta tähelepanu mujal, see teeb seal köögis midagi, aga see on naudija. Ja teeb endale asja, mis iganes. Ja siis see sõnum sealt telereklaamist töötleb tema aju. See on see mitteotsene kaudne tähelepanu, kus tegelikult inimene ongi abitu. Et no, võiks öelda, et ai, mis te teete, on ju, aga ta mõjub. Ehk teiste sõnadega, siis seal toimubki selle inimese mõjutamine teatud hoiakutega, eks ju. Et sellepärast, et kui sul on otsene tähelepanu, siis sa tead, et umbes 5-aastaselt on igal lapsel selline periood, kus ta seisab teleka ees ja võlutult vaatab seda telereklaami maailma, eks ju. Õpib kõik pähe, eks ju. Et see on talle nii ilus ja see 4-5, no see on kõik endine, eks ju. Nemad vaatavad, ülejäänud ei taha vaadata, eks ju. Ja väldivad seda. Aga täiesti ootamatult avastas kaudne tähelepanu protsessib kõiki reklaamsõnumeid, mis tal audiaga tuleb loomulikult, eks ju. Ja seal toimub mõjutamine. Sellepärast, et otsese tähelepanuga sa oled siis valvel, nii, mida sa mulle räägid. Mul on kõik midagi, me mõlemad oleme lugenud, eks ju, turundusest, meediast ja nii edasi, meediareklaami efektiivsusest. Töötad enda teadmiste baasile, okei, siin ma nõustun suga, siin ma natuke kahtlen. Käib siuke normaalne, nagu ma ütlesin, diskussioon. Aga ma mõtlen, et see on ka tehniliselt, ma ei tea, kas see on võimalik või mitte, aga et kui on näiteks see nagu järelvaatamine, see 16-sega sa saad sealt läbi vinna, eks ole, selle kiirusega, on ju, et miks mitte teha mingi, võtta 4-ga, et sa ei saa kiiremini seda reklaampausi läbi, eks ju, veel kord, eks ju, seda ma muidugi ei väida, et 16 kiirusega sa näed neid reklaame, eks ju. Aga see, kui see oli aeglasem, siis tegelikult tuli uuringutest välja täiesti ootamatult, mis on vaja see miinimum kriitiline arv kordi näha seda reklaami täisesitust, eks ju. Ja hiljem see scrollimine juba nagu käiks kiiremas korras. Kuule, aga ma küsin seda, et vaata, YouTube'is on sul võimalik premium väga odavalt, minu arust mingi 10 eurot maksad sa kuus ja sa ei pea neid reklaame üldse vaatama, on ju. Ja kui Netflix tuli tegelikult tasulise versiooniga, siis eks ole, nüüd me näeme mujal maailmas, nad lähevad ka nagu osaliselt, eks ole, reklaam maksad vähem, on ju. Et miks, kas meie nagu ei näe või ei ole nii, et jätame ERR-i kõrvale, sest te on ka tegelikult tasutud maksumaksja poolt. Sa ei maksa eraldi nagu seda maksu, aga see on kaudselt maksu. See on kaudselt, jah, kaudselt maksu. Aga et kas kohalikud teled, kas seal ei ole ruumi, et minna siuksele, nagu Netflixi loogika, et sa maksad lihtsalt selle eest
sellest ja siis sa ei pea nagu maksma seda. Sa mõtled Go3? No see on, aga ma mõtlen nüüd klassikalised oma kanalid ka juba. No, et ma tahan kanal kahte. Sinna pole nad liiguvadki, Go3-le liiguvadki sellepärast, et ma olin ainsana nõustaja TV3 või siis nüüd toonane Modern Time Group, eks ju, siis kui Baltikumi üksus läks müüki 2017 oli veel läbirääkimised, siis ma olin ainus Baltikumi nõustaja TV3 müügil, eks ju. Tuli Providence Equity omanikfirma siis Euroopa kontori juht UK resideerumisega, tuli meil külla, oli mul seal siis kultuurikatas oli toona kontor ja eks ta vaesekale natuke ehmud ka, Estonia, on ju, aga sai nagu pinged maha võetud ja kiidetud TV3 siis müügitiimi, et ta sai aru, et raha tuleb ja... No Baltikumist on nad ju, Lätis, Leedus nad on ikka väga kõvad. No ikka, seal on omad põhjused ka, eks ju. Ja ülla, et esialgne müügihind 100 miljonit lõppes 115 miljoniga, toonane kadunud ja Priit Leito oli väga rahul ja loodame, et kõik olid siis ka rooslased väga rahul, et saadi hea raha selle müügi eest, eks ju. Ja siis oli 2018, kui see diil oli tehtud, siis oli Pierre Danon, siis nõukogu esimees, Baltikumi nõukogu esimees, ehk siis omanike esindaja, oli ka mul siis kontori sees, me seal tegime pikalt juttu ja tema nagu põhiline mure oligi see, et lineaartelevisioon võib nendel nooremate poolt nagu löögi alla minna tõesti, eks ju, sellepärast, et kogu turunduse core target on 15-30, eks ju, see on see sihtrühm, kelle sa ütled, et Telekom saab olla Appelsin, eks ju, ja ülla ja ongi Orange ja edukalt ja nii edasi, eks ju, see on nüüd see, kes siis siseneb tarbija turule ja kellele õpetatakse kõik luuletused ära, see 15-30 on kõige olulisem sihtrühm, eks ju, ja sa ei saa ignoreerida nende hoiakuid, sa pead andma neile ka vana klassikalise meediakanali väljundid nende keskkondades ja Go3 teeb seda, eks ju, teevad ka kõik teised, eks ju, teeb radio player seda, kogu Eesti raadiotööstus on radio playeris, ta peab olema nähtav nuti äpiga, nii ka mul telekas seina peal on ka juba 2019 ja 2018 mudel, mitte eelmise aasta oma. Ilusti kõik seal Sonil äpp töötab ja uhkelt vaatad, kuulad radio playerit, autost rääkimata, telefonist rääkimata, on ka nutikõlarites võimalus, eks ju. Ja nii edasi, eks ju, ehk teiste sõnadega sa pead selle vana klassikalise meediakanali tegema kõikides nutiseadmetes, kõikides kättesaadavaks ja siis oled sa alles safe mode'is, eks ju. Vastasel juhul sa tõesti loed enda päevakesi, palju jäänud on, eks ju. Ja kõige tähtsam on see, et teleraadio liigub sinna poole ja juba on reaalsed sammud. Teine, ma toon raadiost, eks ju, DA+, digitaalne raadio, mis toob sulle siis selle digimaailma autosse. Ta toob sul ka pildi autosse, toob sul sõnumid autosse. Ta toob sul samamoodi on ju sellise uude maailma. Ja teine asi, et FM saatjate loetelu on piiratud arv, eks ju. Sageduste mõttes. Korra aastas on siis Ringhäälingute Liidu esindaja ka, olin seal minagi 4 aastat, eks ju. Ja tuleb siis paljude konkursantide vahel siis teha julmi valikuid, et anda neile siis mingisugune saatja, eks ju, mis läks konkursile, eks ju. Nüüd DA+ käivitamisega sellel sügisel on siis võimalus 80-85% Eestist on kaetud DA+-iga elanikkonnast, eks ju. Saatjad pannakse geograafiliselt veelgi juurde, et ta oleks geograafiliselt kaetud, eks ju. Ja põhimõtteliselt on siis järgmine lugu, et seal saavad olla, eks ju, ka need jaamad, kellel ei ole õnn omad FM saatjad, eks ju. Ja neid on meil päris palju. Meie raadiokanalite ja jaamade arv on üllatavalt suur. Nad on esindatud kõige moodsamas selles 2013 Saksa raadioinstituudi poolt arendatud tehnoloogiaga, eks ju, DA+ on uuendatud tehnoloogia, võimaldab super asju ja nii edasi, et sa annad kõigepealt uuendatud väljundi, mille kohta ka autotootjad ütlevad, et kõik läheb dashboardi peale, kõik läheb ekraani peale, autotootja ütleb raadiole.
see vana klassikaline raadio on igav, kehva kujundusega, minu autol uskumatu, kus olid disainerid sellele autole, kui nad raadiot tegid, eks ju. Et ja ongi siis autotootja ütleb niimoodi, et 5 aasta pärast kõik koosnebki ekraanidest, eks ju. 5 aasta pärast on peamine ostja on see, kes on praegult 25-30, mitte enam meie, eks ju. Ja tema ütleb lihtsalt rohkem tabloosid. Ja ütleb autotootja ja siis küsib tarbija või autosõitja siis, kes on selle auto ostnud. Oota, mida ma siit tabloolt võtan? Hea disainiga, kergelt haaratavalt asju. Ja praegune raadio seda nii väga ei ole. Aga ikkagi on veel midagi teha, aga TAB Plus ja eriti Radio Player on fenomenaalselt hea disainiga. Kuule, ma lõpetuseks tahan küsida, et me juba käsime, et mis meid ees ootab, on ju, need piirangud, need võimalused, on ju, aga on midagi, mis on rääkimata jäänud, mis sinu meelest meil ees seisab meedias, mis on nagu suurim väljakutse või suurim võimalus meile siin Eestis? No ütleme, sellest AI-st oli juttu, eks ju, et mida on tegelikult võimalik teha, eks ju, et siis ülioluline on kodumaise meediatööstuse hea käekäik. Ehk siis teiste sõnadega nende laienemine nendele platvormidele, et sa näed ka näiteks kodumaal toodetud uudist, eks ju, selles platvormi tekitab sellise eksliku mulje, et kõik on ju hästi, eks ju. See platvorm ei hakka ise sul kunagi Eesti uudist tegema, mitte iial, unusta ära. Seda toodab ainult oma kodumaine Eesti meediatööstus, eks ju. Ehk siis teiste sõnadega ma soovin siis Eesti meediatööstusele, eks ju, sellist innovatiivset joont, mida õnneks on, eks ju, ja et nad ilusti siis enda arenduses järjest siis arvestaks selle peale kasvava põlvkonna seadmekasutusega, mis on nutiseadmed, väga ultimatiivses vormis, eks ju. Sinnapoole liigutakse, eks ju, ja et seda veelgi kultiveerida, see on A ja O, eks ju. Nii kaua, kui on kodumaist meediatööstust, meil on olemas seda uudisruumi, mis puudutab Eestit. Kui ei ole enam kodumaist meediatööstust, siis vaata enda Hollywoodi uudiseid ette ja taha. No Hollywood on ka nüüd kaotanud oma sära juba ära. Ja no näed, no hoopis jama, mis sa teed siis? No natuke on, ma olen nõus suga. No Hanno, igal juhul mul on hea meel, et sa tulid oma mõtteid meiega jagama ja kindlasti ma eeldan, et sa leiad tagasitee kuhugi meedia juurde, et on ta ühes või teises rollis, et sul on nii pikk kogemus ja sellepärast oli suga väga huvitav seda teemat üle käia. Mul ka, ma väga tänan sind, Alar. Ja kõiki teisi siis kutsun järgmist episoodi kuulama, vaatama, seniks kõike head. Kõike head kõigile. Nägemist. Nägemist.